kuidagi rusuvaks muutus see, et ma olin 4 aastast saati kogu aeg see teinud, kogu aeg võistlustasemel. Ja siis... Et kui öeldakse, et pange lapsed varakult trenni, siis ongi see oht, et klaas saab liiga vara täis. See ongi see oht. On küll, jah. Vaadake 1-2 Max. Tere kõigile, 1-2 Max, 42. episood. Täna on meil külas Sonja Anderson, tervist. Tere. Ja Maike Lastur, nagu ikka, kohal. Saatejuht Henri. Ja kaamerate taga Karl Ots. Tervist. Tanel Viik täna puudu. Pole hullu. See mees teeb tööd. Kuuldavasti siis mingi suurem projekt käsil, nii et teeme reklaami talle äkki. Jah, kui tahate tööd, siis minge Taneli juurde. And kirjutage talle. Aga täna siis külas Sonja Anderson, ma ei teinud su kohta mingit hullu introt. Räägimegi niimoodi nagu puhtalt lehelt täna, et me saame teada, kes siis ei tunne sind võib-olla lähemalt siis, et kes sa oled ja miks sa täna siin oled ja mida äged, et sa oled korda saatnud võib-olla siin just viimaste aastate jooksul. Võib-olla alustaks sellest, et küsime sult kohe, mis su pro rekord on? No. 5-3. Pro rekord. Fight üldse? Koos amatööriga siis. Jah, kõik kokku. Peaks olema äkki siis 14 praegu. 14 fighti. Nice. Okei. Ja millal alustasid üldse Thai-boksiga? 2018. Olin 17 siis. Ja tegelikult tahtsin ideaalis nagu varem alustada. Aga kuna ma tatis saati olen tennist mänginud, siis mul kodus tuli suht kähku, et ei. Kui ma tahtsin alustada, kui ma siuke 13-14, siis tuli siuke huvi. Aga siis tuli suht kähku sealt, et suht kindel ei, et siis ei olnud ka veel nagu nii mainstream. Et eriti ma olen Viljandis pärit, ehk siis Viljandis see suht oli alguses alles, et täiesti nagu mõistan oma vanemate poolt ka nagu, et ei olnud mingi kindlus saata mind kuhugi nagu trenni, kui ei ole. Oota, tennis oli tea või? No, olen kellega võrrelda, et ma arvan, see mõttes, et 4-aastasest saati hakkasin mängima ja siis jah, see on 4 on miinimum, mis nagu võetakse tennisetrenni. Siis alustasin sealt ja ma olin ikkagi nagu võistlesin 6 aastat hakkasin võistlema. Ja no see mõttes, et Eesti tasemel, võistlustasemel, jah, käisin ka Euroopas võistlemas. Mitte väga palju. Aga tennisega ma ise enda kohta ütleks, et ma pigem olin selline Harju keskmine, et mul oli, kui ma olin hea päev, siis ma võisin väga hästi mängida. Aga kui mul oli vähekene kehvem päev, siis ma võisin ka väga, väga kehva mängu nagu mängida. Et minu just mul oli suht nagu siuke üles alla. Aga ma siuke tiineka eas, saan aru, et tennis tegelikult üldse ei ole minu teema. Aga miks? Ma isegi ei oska öelda, kuidagi rusuvaks muutus see, et ma olin 4 aastast saati kogu aeg see teinud, kogu aeg võistlustasemel. Ja siis... Et kui öeldakse, et pange lapsed varakult trenni, siis ongi see oht, et klaas saab liiga vara täis. See ongi see oht. On küll, jah. Et seal on väga siuke, inglis keeles on the fine line, et ma saan täiesti nagu oma vanemate vaatamiseks ka aru, et kui sa juba lapsele, kui sa juba alustad, siis ta lõpuni mitte, et sa käid kõik nagu 10 korda kõik läbi. Ise olen saanud oma ema käest korduvalt seda noorena. Käisin jalkas, käisin kergejõustikus, käisin kossus isegi, käisin, ma ei tea, kooli esindasin mingi kõikide erinevate asjadega ja siis oligi ühtegi NV-d vaba ja olnud see ema ütles, kuule, tõmba nüüd nagu rahulikuks ja vali ära nagu, kas sa mängid jalkat või teed seda või sul ei ole vaja igal pool nagu teha, et selles mõttes aus, aga ma mõtlen, et tennis on nagu, Viljandi tavaliselt ju nagu, ma ei tea, Tallinnas ma nagu võib-olla mõistan seda rohkem, aga kui populaarne see nagu Viljandi siis oli, et ma lähen tennisesse.
Viljandis ma ütleks omal ajal, ta oli tegelikult päris hea tase. Minuga koos nagu siis kasvaski selline nii-öelda põlvkond, et meil oli päris palju häid mängijaid tegelikult. Et koos minuga oli ka üks mu sõbranna, kellega me koos nii-öelda põhimõtteliselt kasvasime üles, kui oligi tenniseväljakul. Olime enam-vähem ühes vanuses, üks aasta sündinud. Ja siis koos käisimegi, me olime enam-vähem samal tasemel. Et tegelikult oli nagu päris hea, seal oli veel päris häid mängijaid, oli Viljandis tolle ajal. Sellest lennust, kus nii-öelda sina siis tennis tegid, on tänaseni mingid mängijaid alles, kes nagu päriselt tegelevad sellega nagu pro või kas või mingi harrastusvõistlustel? Praegu on minuga koos oli Mark Lajal. Noh, sai top 100-sse vist just. Jaa, et ta on natuke nüüd paar aastat noorem, aga sama ei ole, ta on Tallinnast. Aga no võistlustel ju nägite. Aga jah, see mõttes, et minu sellest nii-öelda seltskonnast siis ma arvan, et ütleks Mark Lajal on nagu üleüldse üldse. Aga... Parim mees praegu või? Eestis? Parim mees, jah. Pärast Jürgen Soppi on ta siis vist... Vist on parim, jah. Vist parim. Vinga. Aga ta on isegi kõrgemal olnud nüüd kui Jürgen vist. Vist, kas ta ei ole kõige kõrgemal? No mõtlengi, et ta nüüd sai top 100-sse, mida Jürgen vist ei saavutanud. Jah. Ja tegelikult on ju Jürgeni nii-öelda prime vist oli natuke hiljem ka vaata. Praegu, ma ei tea, vanal ajal on. Noor. Pigem noor. Mingi 20. Noh, väga kõva. Jälgid tennist ikka veel või? Mina? Jah. Ei. Ei, mul oligi see, et mul oli kokkulepe, et gümnaasiumi lõpuni ma mängin tennist. Okay. Siis oligi nii, et mul oli, mäletan väga hästi seda, et mul oli siis aktus ära ja siis sellest enam ma ei läinud juba. Suvel juba kõik ütlesin. Ütlesid, et sul oli tegelikult juba varem huvi tai-boksi alustada. Aga kus see huvi tekkis siis? Kusjuures ma ei tea. Vist vaatasid üks päeva ärksid, mõtlesid, et ta kümpi sõita. Mul oli kindlasti... Täie vist ikka tunne. Ei, kurat, siuke tunne tahaks. Ei. Kusjuures ma arvan, et see tuli, ma täpselt ei mäleta, aga ma arvan, et see tuli ikkagi, ma nägin telekast midagi. Ja siis mul hakkas nagu mingi tunne tekkis sees, et nagu hullult tahaks proovida. Aga noorena olid siuke riiukukk või? Äkki tegid räägid teemasi? Ei, ma olin viieline õpilane. Olid või? Ja eeskujulik õpilane. Kõik oli eeskujulik. Sealt see tuleb. Kuni 9. klassini ma olin viieline eeskujulik õpilane. Okei, aga siis lõpuks tegi gümnaasium, lõpetasid ära, päeva päätusid ütlesin kõik ja ma mängisin, tähendab 17 alustasin tai-boksiga ja siis ma tegin kuni siis 2 aastat tegin tai-boksi ja tennist koos. Nagu samal ajal, eks see oligi, et lõpetasin tennise, lõpetasin selle lükke, jooksin kohe tai-boksi trenni ja tegingi nagu 2-3 tundi päevas trenni. Aga siis ma küsiti ka, et kuidas sa nagu jaksad. Ja siis ma ütlesin tahtejõuga. Tahtejõuga sellepärast, et isu oli meeletu, tennis oligi siuke kohustus, ma olen väga kohustundlik ja siis ma tegin selle kohustuse ära ilusti nagu tubli õpilane. Aga siis ma lihtsalt tai-boksis, et ma olin nii meeldis see, et ma lihtsalt puht tahtejõuga nagu tegin selle ära. Kes esimene treener oli? Lauri Liiv. Viljandi tai-boksi klubis. Tervitusi Laurile. Viljandist on nii mõnigi tugev võitleja ju. Jaa, muidugi. Meil oli ju see Andi Uustalu oli Viljandist ja Tanel Kandel. Ja nagu sina, siis nad kõik on tais olnud mingi päev. Andin siiamaani, kuidas mingi Viljandi teema. Mingi aatom seal kuskil ajus Viljandi rahval vist. Jah, ma mäletan seda, kuidas ma siin üldse esimene kord jõudsin sinna trenni. Oli üldse suht läbi juhuse, et meil oli töövarjupäev, oli gümnaasiumis, 10. klass vist oli siis. Ja teate, mis töövarjupäev? On ju, ikka. Ja... Ma igaks juhuks küsin. Me nii vanad ka ei ole. Igaks juhuks, okei. Siis mina ja mu klasside, siis meil oli tegelikult nagu siis kokkuleppe MyFitnessis ühe grupitreeneriga, aga just nagu päev õhtu enne seda töövarjupäeva, siis ta kirjutas, et hei, et vabandust, aga ma olen haige ja ma ei saa tulla teiega, nagu ma ei saa tööle tulla. Ja siis mõtlesin, okei, no mis siin saab, et me ei taha kooli ka minna, võtta mingi kooli asju tegema samal ajal, ilmselgelt me tahame nagu koolist ära saada.
ja siis mõtlesime, et aga mis siis, kui me ei ole Lauriga, mina olen Lauriga mitte kunagi kohtunud, mitte kunagi rääkinud. Ja siis ma mõtlesin, et võiks ja siis eetsin ta Facebookist üles, kirjutasin õhtul mingi, ma ei tea, 8. Hei, kuule, siuke asi juhtus, et me oleks hullult vaja nagu töövõrjupäev ja me tahaksime nagu sinuga tulla, kui sa võtad meid. Ehk siis te saite nagu kogemuse kõrvalt näha, kuidas käib Thaiboxi trenni andmine. Täpselt. Okay. Ja siis ta oligi, et jaa, tulge oma kohale, mingi, ma ei tea, mis 8-9 tulge oma kohale, sinna ja siis oligi, läksime kohale ja siis käisime Lauril sabal lihtsalt terve aeg. Ta käis, hullult palju trenne tegi sealt Viljandist väljas, autoga sõitsime, rääkisime hästi palju, nägime, kuidas nagu Thaiboxi trenni andmine siis käis. Ja. Et isegi lasi meil endal teha mingi kõhulihased või midagi nagu läbi viia. Väike plank ikka. Muidugi. Aga Lauril on minu meelest Viljandist, tal on küll ja ma olen kuulnud, et neil peaks olema julmalt asukoht. On küll ja. Kõik seal ümbrused. Mingi saarepeedid ja asjad seal ümber. Pudi ka kohal. Ja, ei crazy. Sa ei tea, pudi on ju legendaar. Ja siis, jah. Ja siis ma olin piisavalt vana ka, 17 juba, ja siis ma natuke moosisin kodus ja siis ütlesin, et kas äkki nüüd oleks nagu võimalik ja siis sealt tuli nagu et ma tegin. Aga see tüdruk, kellega koos käisid, mis ta oli ka nagu, et davai üliäge. Jah, ta tuli ka trenni. Ta tuli ka trenni, meil oli mina. Ja paaris olla. Mina, tema ja siis veel üks meie 3 sõbrannad oli veel. Ja siis käisime aga ta lõpetas mingi aeg ära, aga siis mina nagu jäin. Meil oli see MyFitnessi saalis oli veel seal, seda boksisaal ei olnud, vaata, boksisaal on nii palju uuem, aga sel ajal oli veel seal MyFiti rühmatreeningu saalis oli puitpõrand. Ma jätan, normaalselt olid alguses tallad villis seal. Aga paksu naaga. Ei oligi, aga ei kurtnud absoluutselt. Mul nii meeldis, mul oli kõik, esimene see töövõrjupäev. Lauri pani muidugi sparrima ka kohe esimest korda, nägin üldse varustust, kõik asjad, pani sparrima. Hurraa, ma ütlen. Nii peabki. Ja muidugi ma mäletan ka, kuidas ta naeris. Ma mitte midagi ei tea, aga ma hakkasin kohe täiega panema nagu talle vastu, aga ta lihtsalt kaitses, siis ta lihtsalt naeris. Aga nagu hea ka, aga ikkagi mäletan seda. Okei, ja kaua trenni tegid, kuni esimesed fighti tegid? Kaua, sest et mul tegelikult, ma olin hästi võistlemise vastu alguses. Miks? Sellepärast, et mul oli võistlemisest ikoppes. Ma olin terve nagu lapsepõlve võistlenud. Ma lõpetasin tennises võistlemisi, kui ma olin 16, alustasin 6, 10 aastat järjest paned võistlusi. Tahtsid nagu lihtsalt harrastada? Ma tahtsin lihtsalt midagi, mis oleks nagu lihtsalt minu oma. Ja et ma teen seda lihtsalt sellepärast, et mul on tore. Et mitte mingisugust võistlust nagu pressure'it juurde panna. Aga Viljandist tuli ka, et ikkagi nähti, et mul nagu midagi on, et nagu võiks proovida, aga ma olin väga kindel kogu aeg ja ma olen väga jäärapäine ka. Aga see võistlus tuligi siis, kui ma Kevini juurde läksin siis, kui ma ülikooli tulin Tallinna. Nagu sa võrdled, ütleme, tennisetrennid versus Thaiboxi trennid, kui ma ise nagu meenutan seda, et ma tegin ülemineku jalkast nagu fightimisele Thaiboxi trennile, siis ma nagu mõtlesingi, et fuck, ma pole vist terve elu trenni teinud, kuigi ma olin nagu siin stat, et ma mõtlesin, et täiesti teistsugune, mul on pärast trenni kogu keha väsinud, jalkas on sul jalad väsinud, kops väsinud või oled nagu kopsu saanud korralikult täis, aga just see, et panedki iga trenni lõppu kõhulihaseid, kätekaid, hakkad mingeid uusi nurki oma kehal nägema, vaatad ossa raisk nagu, et nüüd ma tõesti tunnen, et ma teen trenni, et kuidas sa võrdled seda tennist ja Thaiboxi? Oi, kindlasti. Oi, see kardio, mis sul Thaiboxist tuleb nagu, et see on jõhke, muidugi me tegime. Aga väidetavalt on ju tennis maailma üks raske võhmaala, sest sa paned ju põhimõtteliselt ainult lõik, nagu joone jooks kogu aeg. Aga see on hoopis midagi. Ma ei usu raisk. Midagi teist. Ma ei usu raisk. Aga väidetavalt on. Paisport on ikka raskem, füüsiliselt kindlasti. Mul on siuke natuke võrdluskoht, sest et ma olen nõus sellega, et tennis on nii vaimselt kui füüsiliselt üks raskemaid kindlasti, sest et sul on, mõtle, et sa teed spurte ja suunamuutusi ja asju ja sa teed seda 3-4 tundi järjest. On need meestemängud või kes ta see 4 tundi on ja sa pead olema kogu aeg fookuses. Ja see on nagu see, lihtsalt see on nii väsitav igatepidi
et aga fight sport on jälle siuke teistmoodi, et ja nagu ma seda vaimselt poolt ma just vaatasin, see oli ka Netflixis oli ka see mingi tennise see dok oli seal, mis see nimi, Breaking Point või Breakpoint või mis ta oli. Ja rääks ka see nagu vaimsest poolest, ma saan aru, et igal spordil on see vaimne pool, aga jällegi nagu ma ei suuda nagu uskuda, et ükski sport on rohkem mentaalsem kui fight sport. Ükskõik, tennismäng on 3-4 tundi, sa olen 3-4 tundi fookuses, nagu ma saan aru, samamoodi, aga lihtsalt nagu, kui võtta nagu seda mentaalselt, mida sul on vaja, et minna ringi või puuri, see on nagu minu eest nii öö ja päev, see ei ole millegi ühegi spordiga võrreldav, nagu sa ei lähe üheski spordis võistlema, nii et sa tead, et sa võid kukkuda nokki. See võid olla pilditus, see võib olla mingi luupuruks, see on nagu nii teine. Sul on palju rohkem nagu, et see ei ole mäng. Ma ei lähe tennist või fighti mängi, ma lähen tennist mängi, ma olen kossu mängi, jalkast mängi. Okei, ja seal on ka obviously vigas. Muidugi. Teine vend treenib ka selle jaoks, et sulle tulla korredi sisse. Kümpis või normaalselt. Ja siis nüüd nagu pane see nagu oma peasse, et okei, 2 nädala pärast ma tean, et see vend tuleb ja me lähme paneme seisu. Ja nii on, et me pea otsast võtta. Ja ma alati mõtlen ka selle peale, et kui ma olin väike, mõned korrad sa ikka kuskil, ma ei tea, tatina, ma ei tea, majade vahel kellegiga seal seisu pandud, siis ma mäletan seda adrekat ja seda nagu, vaata, mis see on, aga see tekkis nagu niimoodi, et mingi vaidlus, pum, ja juba on mingi olukord nagu. Aga nüüd sa tead, 6 aja pärast, see kuupäev, see vend tuleb, see asi kõik on. No ma olen seda nii palju öelnud ka, et kuidas see nagu... See kell ja 2000 inimest ja kaamerad ja... Et kuidas see nagu see enne magama jäämist, kuidas need peas ketravad need mõtted ja kuidas sa need välja saad, et nagu jalkas mul oli võib-olla, ma ei tea, väga vähe neid olukordi, kus ma mingi eelmine päev higistan nii-öelda oma peas reaalselt mingit asjade üle, et mingi, mul on homme mäng, vaata. Ei panid pidu enne mängu, kas jumal savi oli, Et jah, selles mõttes on nagu crazy sport. Täiesti crazy sport, ei võitlusport. See on nii raske. Nagu need, kes ei ole fighter, need ei saa nagu aru sellest. No need vennad saavad, kes Koronni ja Leisi diivani peal, need peaks roundhouse kicki. Ja siis on hästi tore, siis need on need, kes kommenteerivad. Kõige paremad kommentaatorid on need, kes pole kunagi isegi need kätte pannud ja siis nad vaatavad kõige paremini järsku. Aga millal oli esimene fight siis? 2022 tahaks öelda. Ja kus kohas? Muay Liigal. Kevin oligi, et läksin Kevini trenni ja siis oligi, et põhimõtteliselt panime fakti ette nagu, et mingi küsimus ka ei olnud sealt, vaid seal oli nagu, et lähed. Siis olin vastu alguses, aga siis oli ikka, et lähed suuna. Muay Liiga, sa oled kirjas juba. Ja siis ma olin nagu, siis lõpus ma olin nagu... Kas kahetsed otsust? Nalja teed või? Ma olen Kevinile nii tänulikuna, kui tema ei oleks nagu surunud, siis ma ei oleks siin nagu. Siis ma ei olekski läinud. Ma arvan, et ma ei olekski läinud. Kui keegi oleks seda nagu lüket teinud, ehk siis Kevin, siis ma ei oleks nagu siin, ma ei teeks seda, mida ma praegu teen. Mis sa teeksid siis? Ma ei tea. Ma arvan, et... Trenni ikka teeksid? Ei, muidugi. Ma arvan, et ma trenni teen lõpuni. Mis sa ülikoolis õppisid? Kehakultuuri. Okei. Aga see lõpetasid ära ei? Muidugi. Ma jätasin pooleli. Kumb lauda või? Ei. Hull asi ka ei, kumb lauda ette on. Millal lõpetasid ülikooli? 2023. On ka plaanis veel midagi edasi õppima minna edasi? Ma arvan, et kui ma enam, see on siuke küsimus mulle siis, kui ma enam fight sporti nagu võistlustasemel ei tee. Et olen mõelnud võib-olla minna Tartusse magistrit tegema. Siis nagu treeneri poolest bakas oli see, et see oli pigem nagu siuke treener, aga siuke pigem siuke algeline, aga siis saad Tartu minna, kas sa siis valida, kas sa lähed õpetajaks või sa treeneriks veel nagu süva. Aga kui sul on baka käes, siis sa saad põhimõtteliselt ju ka riigilt palka saada või? Oli vist see mingi... Bakaga ei saa, magistriga saab. Magister on automaatselt 5. taseme. Okei. Ja, sa saad jah need EKR tasemed, sa saad seal teha. Saad kohe kätte. Ja, saad kohe kätte. Okei, aga esimene fight siis Muay Liiga. Mäletad vastast? Jaa. Kes oli? Pärnust oli Kärt Rebaneke nimi. Ja kaotsin. Ja ma mäletan seda, et... Mis tunne oli siis vanajana? Mul oli see, algus oli ikka see, et ta oli must tunduvalt suurem. Ja ta oli mingi kogemus ka all. Ja pikk
ma vaatasin teiselt, olin vastas, ma olin täitsa pekist ja siis ta tuli hästi agressiivselt peale ja siis ma alguses ikka ehmatasin ära nagu, ma mäletan seda. Muidugi ma arvan, et kõigil on esimene fight on see, et läheb punasesse kõik korra. Minu SA fight ma olin just see, et ma lähen agressiivselt peale, ma ei anna nagu üldse ruumi. Ta jõudis ette must lihtsalt. Aga see ongi nagu, et kui keegi kunagi läheb esimest fighti tegema, siis nagu ma arvan, et seal ei ole vaja üle mõelda mingite taktikate ja asjadega, et niisugused asjad tekivad palju hiljem ja mingid hullud gameplanid ja et on vaja teha ainult lihtsaid asju ja olla aktiivne, ma arvan. Nagu... Absoluutselt. Aga ongi, niimoodi saame oma esimesed vitsad ja... Ja ei, aga ma õppisin väga palju sealt ses suhtes ja sealt tuli see nälg nagu, et tahan veel... Ma just tahtsingi küsida, et kas pärast seda fighti see emotsioon, mis sa sealt said, oli pigem nagu see, et fuck, et kas see ikka on mulle või nagu mis asja vaata, et nagu ma sain peksa nagu, come on, ma pean palju paremaks saama. See teine ikka, mul on pigem üldse mentaliteet on selline, et mis mõttes ma ei saanud nagu, et kui ei saa, siis saab ikka ja kohe tööle tagasi ja muidugi see mõttes, et ilmselgelt oli nagu mingi emotsiooniline nagu kurbus on ju, aga see on nagu loomulik. Aga mul ongi see, et ma olen kurb ära ja siis ma olen ära ja siis ma olen edasi nagu. Just tahtsin küsida seda, et üleüldse elus nagu whatever milline inimene sa selliselt oled, et kui sul midagi läheb kehvasti, kui kaua sa nagu seda mingit ühte asja peas ketred või sa suudad lihtsalt mingi, jah, emotsioon läks läbi, nüüd lähme edasi. Ma töötan üldse selle emotsiooni läbi. Ma töötan selle läbi ja siis ma jätan ta kõrvale ja siis ma lähen edasi. Mul on siuke mentaliteet nagu alati olnud. Mis võtteid sa kasutad näiteks selle jaoks, et ma ei tea, mõtled? Olengi lihtsalt võtan oma aega, et ma nüüd põen seda, et ma nüüd olengi, ma mõtlen. Ja ma mediteerin ka päris palju ja mind nagu see meeletult aitab. Eriti nüüd fight spordis, eriti nagu nüüd seda võitlus elu elades. Meditatsioon nagu väga oluline minu jaoks. Et ongi, võtan lihtsalt aja, ma mõtlen selle peale. Teadvustad endale, et see ongi, jah. Ma teadvustan, et mul on see ja samal ajal mul on ka see, et kui mu ema peaks vaatama, siis tema ütles mulle alati noorena seda, et ka see möödub. Ehk siis kõik möödub siin elus. Ka see emotsioon, see emotsioon, mis sul on praegu, see möödub. Ja nüüd see on üks mu lemmik nagu ütlusi. Sest et nagu ka see möödub, nagu kõik päriselt nii hea kui halb. Ja see mind nagu meeletult aitab ka praegu, sest ma nagu panen ise tähele oma nagu emotsioone. Et ma praegu põen seda, aga ma tean, nagu mul varem see mõte on olnud 3 päeva pärast ma ei mõtle selle peale. Ja see nagu muudab kõik palju lihtsamaks minu jaoks. Kõik need mured, mis mul on, ma tean, et ma ei mõtle 3 päeva pärast, ma ei tea, mis olingi. Hea tööriist, eneseanalüüs, et suudad nagu ongi saada aru, mis toimub ja siis nagu läbi minna sellest. Kunagi nägin mingit reelsi, kus oli ka mingi lapsevanem räägib nagu väikse tüdrukuga, kes oli mingi nutis, ülikurb ja siis isa läks nagu lohutama, ütles, et täiesti okei on praegu tunda selliselt, et lasegi see emotsioon endast nagu läbi ja välja ja proovigi seda teha niimoodi, et sa jää seda edasi kandma. Et ela see täielikult läbi, lase läbi ja jätta selja taha ja elu läheb edasi. Ja siis tüdruk oli seal mingi, ülihea mõte, let's go. Ja siis nagu rahunus maha. Et, ma arvan, et see aga see on alati teoorias lihtsam kui päris. Absoluutselt. Aga mille ma tahtsin öelda, oligi see, et tennis õpetas mulle meeletult palju. Et ma olen väga tänulik selle eest, et ma nii noorest saati mängisin tennist ja nagu sellise tasemel. See õpetas mind nagu lapsena, noorena juba nagu oma probleemidega tegelema, sest sa oled väljakul kogu aeg üksinda. Kõik sa oled üksinda, sa teed vea, sa elad üksi seda läbi. Mitte keegi ei saa sind aidata. Ja sa oled seal vabandust veelime sitas üksi on ju. Ja teed mingi vea, sa pead selle, kaotad punkti, sa pead selle selja taha jätma, et edasi minna. Jah, tennises on ju eriti see, et see punkt võib kesta, ma ei tea, minut, mis iganes on ja nüüd ma kaotsin selle, mis võib otsustada kogu matši saatuse on ju. Aga nüüd ongi, kuidas ma jätan selle selja taha, sest et see oli juba ära, ma ei saa seda muuta ja nüüd ma võtan siis nagu järgmise punkti nagu jälle puhta lehena, et selles mõttes küll, et kossus jalkas ka mingil määral siuksed nagu sarnasused, et
et sa pead kohe olema hetkes jälle, sama on fight spordis on ju, et said selle SA raundi tuppa, siis ma ei tea, teine raund lähed sinna, et ma niikuinii kaotan, siis obviously kaotadki, aga kui sa lähed sinna jälle, et nüüd on värske leht, nüüd on minu kord jälle ja ma arvan, et see õpetas mind, kasvatas mind inimesena väga palju ja ma arvan, et tänu sellele ma olen praegu ka nagu fight spordis, tai-boksis ma olen nagu mentaalselt selle võrra tugevam, et ma niimoodi kasvasin ülesse ja ma arvan, et praegu see nii-öelda siis heas mõttes nagu nüüd maksab kätte mulle kõige paremas mõttes. Et mul kindlasti on kerge nagu mentaalselt tennisega, absoluutselt mitte. Aga ma arvan, et ma olen tänu selle nagu tugevam inimene praegu ja see aitab mind ka tai-boksis väga palju, ma ütleks. Mis veel meeldib teha? Või oota, tahtsid küsida? Ei, ma tahtsingi, ma tahtsin öelda selle mentaalse koha pealt, et kindlasti mentaalne pool sa kindlasti läinud tugevamaks, kuna sa olid siiski tais nüüd nagu. Sa samamoodi üksi on täiesti teises riigis suur aja vahevärk, tegelikult tahtsingi selleni jõuda. Aga... Ma lihtsalt mõtlesingi seda, et sa ütlesid, et kasutad nii-öelda oma mentaalsuse, nagu mentaalse poole tugevdamiseks meditatsiooni juba pikka aega, aga kas on veel midagi, mida sa näiteks teed, kuidas oma pead, ma ei tea, mõtetest puhtaks lasta või mis iganes. Trenni. Mis veel? Trenni. Ja mitte ainult nagu tai-boksis, et kui ma oleks ainult seal, siis ma arvan, et ma läheks ka hulluks nagu. Et mulle meeldib väga joosta. Mulle nagu jooksmine meeletult aitab mul pead tühjaks saada. Kui sa jooksed, kas sa jooksed nagu aega või 10 kilti või ma ei tea, mingit tempot või kuidas sina, sõltub ilmselt vist. Mul täiesti oleneb. Täiesti oleneb. Nii-öelda kämbi staatus võib-olla on, mis ajal, kus ja kas see oleneb, kas ma olen nüüd täis või kui ma olen siin ja kas ma valmistun ja kõik. Aga kui elu peale solvunud, kas siis läheb täiega või pigem lähed ja jooksed rahulikult? Ma panen siuke keskmine, ma arvan. Ma ei pane nagu täiega, ma ei pane punasesse ennast kohe. Et ma arvan, siuke 10-12 kilti tuleb, aga siuke keskmise tempoga, et ma ei sure. Et nagu natuke ikka mõnus peab ka olema, et ma ei taha nagu surra põhimõtteliselt. Aga see on nagu meeletult ikkagi aitab ja pärast on need dopamiini ja endorfiini laksud on ikka nagu mul oli eile just see, ma tulin koju, istusin autosse, ma mingi fuck, ma olen nii õnnelik. Mul on nii hea tunne lihtsalt nagu see ära tegemise tunne, et nagu 50 minti lindi peal, pärast lapad peale, väike saun, jumala mõnus. Hästi mõnus. Külm vesi, külm dušš, nagu lähed lihtsalt ära mingi. Paad lõhna peale, tuled sealt nagu mingi särad, vaata. Ja see on mega tunne. Ja see aitab mind ka nagu mentaalselt väga palju, ütleks. Aga lähme tagasi, tegid SA Fighti ära, said kolki, hakkasid kõvasti trenni tegema, mitte trenni ei teinud, aga võib-olla rohkem mõttega ja nagu teadvustatult. Mis sa edasi? Nüüd oli järgmine Muay Thai liiga. See oli siis... Kas siis oli ka juba nagu see etapid, et meil on aastas 5 tükki või? Meil nii palju vist on. Siis oli vähem, siis oli 2 või 3 enne. Jaa. Siis oligi... siis mingi paarikuulne vahe vähemalt, mingi 3-4 kuud. Kui ma õigesti mäletan, see esimene oligi november mingi ja siis sealt oli ka aastavahetus vahel ja siis oli mingi veebruar äkki. 22 oktoober äkki või? Reili, Riin, Vestman ja Aisel või? Oli see etapp või? Mingid videod on YouTube'is, ma praegu leidsin. Sealt järgmine oli, minu arust meil oli üks kord oli seal Kalevi spordiklubis, vaata. Oli kord, üks kord minu arust oli Muay Thai liiga seal, minu arust kas see oli minu järgmine. No need on igatahes seal Punase tänava saalis. Jah, aga seal oli üks oli vahepeal seal Kalevis ja seal oli, kurat, mul nime tegi vasti, aga minu arust oli üks Hannes õpilane oli. Mari-Liis keegi. Oli küll. Nii oluline lõpp. Ma ei julgein võrraga nime öelda, aga jah, minu arust oli järgmine, siis selle võitsin. Ja mikrofoni juures siis. ASMR. Mõndele meeldib kindlasti. Ja siis selle võitsin ja siis tuli järgmine juba, tuli siis Aisel äkki või? Ja siis selle võitsin ja siis... Aiselit võitsid või? Jah. Nice. Ma olen teinud kunagi jah, kas oli ammu. Kas see... Ta on üsna väike tüdruk ja teil ei olnud kaaluvahetus või? Ei, ma läksin pärast esimest fighti, ma läksin kaalust alla ka. Okay. Ja siis ma olin vähem sama minu just. Okay. Mis kaalus võistled? 60 praegu. Tol ajal oli 63,5. Okay. Esimene oli üldse 67, aga ma olin kõvasti alla nagu. Ma olin seal mingi
esimene fight ma olin siuke 65 või midagi, siis mind pandi 67-sse, siis mul oligi ja siis ma võtsin kaalust alla 63,5 ja nüüd fighting 60-s. Okei. Ja siis sealt tuligi need Muay Thai liigad ja siis Estopan oli üks ja siis tuligi 2023 november oli The League, esimene pro fight oli The League'il siis. Kelle vastu? Laura Lind. Laura Lind, aitäh sulle, mul nimedega kehvasti. Kokku siis nagu Viljandi trennid pluss Tallinn trennid kuni pro lava, kui kaua? 2017 alustasin ja siis 2023 oli 6 aastat. Ikka kaua. Okay. Kaua vegeteerisin seal. Davai. Ma mõtlesin, et kuidagi nagu... Aga kas see on nagu see, et Tallinnasse tulek ja kooli tulek on ja nagu... Kas sa siis nagu tundsid, et okei, nüüd ma teen nagu võib-olla päriselt seda sporti mingi nagu mõttega või nagu, et ongi, et see on nagu mingi eesmärgiga, et võistlema minna on ja et see ju aken tegelikult ei olnud väga suur. Ei, see aken ei olnud mul oli, mitte, et see ei loe, mis sa Viljandis tegid, aga ma mõtlen just nagu ei, kindlasti, jah. See ei loe. Ei loe. Võtame maha. Oligi siis peale seda esimest võistlust, mul oli see, et uuesti lähen ja siis hakkasin võidud ka tulema ja siis see veel rohkem andis tuhhi juurde ja siis sealt mul kuidagi tekkiski, et hakkasingi nagu tõsisemalt võtma seda asja, et tõsisemalt seda asja ma hakkasingi võtma, kui ma Kevini gruppi läksin treenima Pirnis. Et siis mul olid tugevad trennikaaslased, tugev treener on ju, Kevin oli suur eeskuju. Et ma siiamaani mäletan, kuidas Kevin ja Andra tulid Viljandisse sinna MyFitnessi puitpõranda peale, tulid meile seminari andma ja siis ma olin mingi väike fangirl olin ikka Andral nagu kõik ja siis ma olin nagu Andra tuleb Viljandisse mingi hotel. Ja siis ma olin nii siuke, vaatasin täiega alt üles talle ja siis nii tore, et nüüd me oleme väga hea sõbrannad Andraga, et ja Keviniga ka omad inimesed, et nii tore nagu tagasi mõelda siukest asja. Andra vist sellel ajal oli just ka väga aktiivselt võistles ja ta vist käis seal Lion Fightil ja mis on legendaarne see, kus ta siis vastase ära kattis niimoodi. Ja nagu näha, siis fight saab jätkuda, kui on katt peas või ma ei tea, kus iganes, et see oli täiesti plaadimerine. See oli väga neid. Isegi Pirnis seal seina peal on need pildid, vaata, kus on nagu huvitav vaadata seda nagu Andra seda fight kaalu versus täna, mitte et ta mingi suur tüdruk oleks, aga lihtsalt wow, nagu ta oli nüüd on lihas peal lihtsalt. Ta oli nagu mega. Ta oli mega peenik, jah. Aga kuidas sul endal see kaalu nii-öelda, et esimene fight tegid 67, olid seal 65, 60, mis iganes, 65, 66. Millega sa selle nagu alla hakkasid saama? Puhtalt toitumisega või mis sa muutsid? Toitumis, ma hakkasin nagu, kuna ma hakkasingi võtma seda asja tõsisemalt, siis sinna juurde käib ka dieet, on ju. Et siis ma reaalselt hakkasin nagu vaatama, et mida ma söön. Trenni ma hakkasin ka muidugi tegema nagu intensiivsemalt ja mõtestatumalt. Et ma arvan, et sealt nagu hakkaski vaikselt minema ja ma teadsin, et ma tahan ju nagu väiksemas kaalukategoorias olla, ehk siis meil oli ka see mõte kogu aeg. Ja mis sa näiteks, kui sa said toitumisest teadlikumaks, mis sa siis, mida sa nagu said, et okei, ma ei teadnudki, et ma seda ei ole mõistlik süüa või kas oli üldse mingid wow-efekti või tegelikult oli kõik nagu loogiline, lihtsalt said aru, et... Ma tegelikult, no kuna me trenni ise on ju, ma olen ju sportlane olnud terve elu, siis ma tegelikult ju tean. Rohelist leisi ja... Neid asju, ja ma ei ole olnud eriline nagu rämpstoidu fänn üleüldse, et mul on pigem olnud nagu tervislik elu vist terve elu. Ilmselgelt mitte mingi muster neidis. Aga mulle väga meeldib süüa. No shit. Mulle meeldib toit nagu väga. Sama. Et ma olen kade inimeste peale, keda toit ei huvita. Ma tean selliseid inimesi, kes ongi, et neil lihtsalt söövad selleks, et elada. Ja ma olen nagu absoluutselt ei nõustu sellega. Et selles mõttes jah, aga siiski ma prioritiseerin alati nagu siis täisväärtuslikku toitu. Et lihtsalt mõtestatumalt hakkas see nagu tulema, et ja siis hakkas nagu loomulikult tulema ka, et ma ei vägistanud seal midagi nagu alla.
keha harjub kõigega. Jaa, absoluutselt. Oota, aga pro debüüdi võitsid? Jah, okei. Ja siis oligi, et pro debüüt oli 2024 siis novembri alguses ja siis sealt oli nädalaga hiljem mul oli siis pilet Taisse. Esimene kord. Ja kus see Tai idee tuli siis? Tai idee tuli lihtsalt, mõtlesin, et miks mitte proovida. Et kui on võimalus, et nii palju, et ma tean, et lähevad sinna, nii palju ma olen kuulnud, et inimesed lähevad, tulevad, et hullult meeldib. Ilmselgelt õige koht, kus teha Tai-boksi, sünnimaa on ja. Et tundus põnev ja siis ma jällegi pro debüüt oli, ma nagu tundsin, et ma tahan tõsiselt võtta seda asja ja sellepärast ma läksingi sinna, et lihtsalt arendada ennast ja teadmisi juurde saada ja fightida ka. Ja mis su algne plaan oli siis? Sa võtsid ühe otsa pileti on ju? Ei, mul oli ka esimene kord, ma läksin 3 kuuks. Okay, mul oli juba tead, ma tulen tagasi. Okei, ja kuus läks Bangkoki? Ma läksin Kopanjanile. Okay. Kopanjanile läksin. Miks sinna? See oli see Sea Gym vist või? Jaa, just. Sea oli ka, kus Sea ei oleks olnud. Sea on olnud. Mis selle Gym'i nimi oli? Ginnara Muay Thai. Ma läksin sinna... Ginnaracha või? Jaa, ma kirjast ka vaata. Mu silmad ei seal. Häälevad seda Ginnara. Jaa. Ja siis see oli siis Gin, kes on siis selle omanik, oli kunagi Kevini treener. Iga hommik pidi tõõruma seda, et ta välja tuleks. Mida? Gin. Mõtlesin, mida võõrda, kus coach on? Oot. Hõõru välja. Mis asja? Tule see muusika. Ma täidan su 3 soovi. Ta ei tulnud väga tihti sealt välja, mitte naasalt. Televaatajatele ütleme, et coachi ei ole vaja hõõruda nagu. Lihtsalt igaks üks ütle muidugi Karliga. Aga ma läksin sinna, mul oli Keviniga, ma mäletan enne, kui ma otsustasin, kuhu ma lähen, siis mul oli Keviniga nagu koosolek, et mis tema arvab, et on nagu olnud ja käinud seal palju. Ja siis see oli siis see Jim, Gin oli siis tema treener, kui tema oli seal nagu kõva tegija kunagi. Ja siis ütles, et mine proovi seal. Ja siis läksingi, see ei ole sama koht, kus Kevin oli, nüüd see on vahepeal muutsid asukohta. Aga... Tais oli üldse esimest korda elus? Jah. Mis vaibi tekitas, kui sinna saarele jõudsid ja üldse? Mega. Üldse, aga ma läksin sinna siis, kui seal oli vihmaperiood. Ehk siis päikest väga palju algusi näinudki ja olid Kopenhaagenil mega suured vihmahood nagu. Aga see on mega pilt. See on see Gym, mingi öösel kuskil tehtud. Aga jah, ma läksin üksi. Mul alguses tuli isa tuli kaasa. Kuidas üldse nüüd nagu sa olid mõnda aega teinud, sul oli amatöörfaidid all, sa olid juba suurel areenil olnud, olid võitnud. Kuidas see suhtumine nagu vanemate, see kaalukaust nagu, kuidas see nagu muutus nagu ajaga või kui palju ta üldse muutus või kuidas see liikus? Kõvasti muutus. See mõttes, et kui ma ikkagi täiskasvanuks sain ja nad nägid, et ma teen nagu täiesti südamega seda asja, nad on väga toetavad olnud nagu terve aeg. Et ma olen väga tänulik selle eest, et ma saan aru nendest. Ilmselgelt vanemad, sa ei taha, kuidas mõtled, nagu väike tüdruk on ja läheb kuskile, tuleb sinisilmaga tagasi. Ma saan täiesti aru sellest, aga siis, kui nad nägid, et ma olen vanem ja ma nagu näevad, et ma teen seda südamega ja ma tõesti tahan seda teha, siis nad on väga nagu pardal olnud terve aeg. Ja siis isa tuli kaasa Kopenhaagenile, alguses oli mingi nädal aega oli ja siis täitis ma sinna ja siis ma jäin üksi sinna ja elasin seal Jimmy kõrval, siuke hütike või? Väike, mitte hütt, mul oli kõige eksklusiivsem, mul oli oma vannituba ja mul oli oma vesi. Aga väga kraani taga ei töötanud ja sealt nagu sooja vett ei tulnud, aga ilusti sai nagu sest elatud, et ma ei nõua väga palju, ma ainult magasin seal ka, ma ainult magasin ja treenisin ja sõin. Aga oligi 3 kuud seal või? 3 kuud oli full grind või? No see mõttes jah, aga siis mul oli alguses mõte ollagi seal 3 kuud, aga siis ütles mulle, et mine proovi Bangkokis nagu PKs 6 aega. 2 kuud olid seal? Ma olin 2 kuud olin seal. Ja siis ütles, et tal on mingid tutvused asjad, et on hea gym, kus on hästi palju taikusid, mis oligi selle gymiga. Oli siis see, et vaata Tais on turisti-gymmid ja on pro-gymmid ja see oli turisti-gym, ehk siis ma pean tegema seal nendega, kes mul tulevadki esimest korda proovima, aga mina tahan fightida.
ja ma tahtsin fightida ka, aga ma jäin haigeks ja see fighti ära. Saar ise on ka ju pigem siukene, et nagu seal käivadki üle maailma väga paljud inimesed rohkem puhkamas ja see trenn ongi siukene, et nagu, let's have some fun nagu. Ja ongi, seal ongi siis nagu grupitrenn ja siis ma vahepeal reaalselt pidingi tegema, harjutama 1-2 haak, lihtsalt 1-2 haak sirge. Et ma tegin seda juba 2017 Viljandis. Täpselt nii. Mida on? Ja et nagu siis tundus nagu minu aja ja ressursi nagu raiskamine selles suhtes. Eriti kui sul on piiratud aeg enne 3 kuud, ma tean, ma lendan siis tagasi. Täpselt ja siis kuidagi nagu... Oota, aga 3 kuud, kuidas tais said olla 3 kuud? Sul on 2 kuud võimalik viisat pikendada kuu. Tol ajal oli... siis oli veel 3 või? Ei, siis oli üldse, sa said viisa vabalt, said 6 aega. Ja siis sa said pikendada veel 6 aega. Ja 1 korra veel või? Ei, ja siis ma tegin seda viisaranni. Käisid Malaisias, jah? Ma käisin Malaisias, jah. Ja ma käisin oma selle kuradi... Jah, ja ma olin samal ajal oma selles kuradi sääseviiruses ja ma ei teadnud seda ja mul üksi oligi see, et mingi 7 tundi sõidad selles ja selles kuradi räägi, mis selle viirusega Dengue. Dengiviirus. See on see sääseviirus, ehk siis kui paha sääskind hammustab, kes kannab seda viirust, siis... Hästi paha. Hästi paha. Ärkas paha tujuga. Ja siis see oli megad sääski, kuna vihma sadas on ju, õhtuti, see oli väljas, meeletult palju sääski oli. Ja siis ma olin nii õnnelik, et ma sain selle sääseviiruse ja siis sellele põhimõtteliselt on 2 varianti. Kas saad sellise varianti, kus sa oled nagu rahulikud, saad ise korda ajada kodus või siis sul on see variant, et sa oled haiglas. Ehk siis minul oli see nagu raskem variant. Aga fighter mentality nagu mul on, ma tegin ikkagi haigena trenni edasi, sest ma mõtlesin nagu, et ma olen lihtsalt väsinud. Ma mõtlesin, et mul on see palavik nagu lihtsalt sellest, et ma olen üle treenitud nagu. Ja siis ma vahetult enne, kui ma sinna viisarannile läksin Malaisiasse, pidin seal minibussis olema 7 tundi. Konditsioneer oli seal. Vist ei olnud, ma ei ole kindel. Pluss seal oli siis, ma idin paadiga ja sõitma laevaga ja siis tunnen, istun laeva pealt. Et siukse palavikul viskas ülesse. Aga mõtlesin, ma pean minema. Aga selle haiguse puhul vist ei püsi midagi sees ka, et sul... Ei, kõik tuleb välja. Kõik tuleb välja ja ma saingi... Sellepärast seda tilka pannakse, et sa muidu kaotad ju vist mingi, ma ei tea, võitkat. Ja mul oligi, aga tilgutiga nagu jah, siis ma alustati mulle midagi, et ma nagu normaalselt eluks püsiks. Aga kuidas Malaisias oli, kui sa tegid see viisaranni? Ma käisin, see oli ainult üle piiri ja tagasi. Üle piiri tagasi saad oma viisa kätte. Pead lihtsalt korraks lahkuma riigist, et sa saad siseneda uuesti. Aga nüüd, kui ma ütlen ka, kui tänapäeval keegi tahab teha, siis pigem ärge tehke, et tol ajal oli veel süke, nad ei olnud nii ranged sellega, aga nüüd on nad, üks kord on okei, aga kui sa juba teine kord teed, siis nad ei pruugi sind lasta tagasi. Et nad on väga karmiks läinud nagu piiri peale praegu, et nad suruvad igasuguseid neid viisasid asju. Et... Kui sa lähed näiteks, ma ei tea, nädalaks kuhugi, siis on vist natuke teine teema. Et aga kui sa oled nagu reaalselt pump, siis neil on nagu, et mis asja. Kuigi ma ei saa sellest aru, nagu inimene, kes tuleb Euroopast, üldjuhul ta ei tule sinna käed taskus, tal on ikkagi mingi klots olemas, ta kulutab seda raha teie riigis, nagu ta ei ole seal mingi, ma ei tea, kuskil kurdi rannas magab, vaata inimene, et üldjuhul nagu pigem on see nagu ju majandus elavneb seal tänu sellele. Ja sulle nii palju, kui me õppisin ka üldse immigratsioonist Tais, et sul pead olema, lihtsalt sul peab õnne olema. Need inimeste, selle immigratsiooni ametikuga, kes sul ees on, sul peab õnne olema lihtsalt, mis tujus ta on, mis inimene ta üldse on. Nagu kaitseressursside ametis. Jah, et kui ta on halvas tujus näiteks või su nägu ei meeldi talle, siis on nagu, saad ühesuguse suhtumise, järgmisel juba teistsugune suhtumine ja väga palju korruptsiooni nagu. Aga läksid siis viimaseks kuuks Bangkoki? Jah. Kuidas see oli siis? Mega. See oli parim otsus, mis ma nagu teinud olen siiamaani. Et läksingi Bangkoki siis, võtsin oma... Mis gymmi sa olid uuesti? PK Sanchai. Ja mega oli, see mõttes, et tänu Siile... On meil mingit pilti, jah? Karl läks ära. Vaatame siis seda... Vaadake. Oota, kes see tüüp on? See on Jin. See on treener. See on see, kelle... Ta tuli kohale lõpuks. Ta tuli kohe kohale. Mul see juhtus sama nagu fighti päeval, siis me pidin fightima. Ja see kõik juhtus siis sama päeva hommikul. Ehk siis ma läksin oma patsikesi tegema ja siis juuksuri juures, mul oli pilt ka, ma ei saa vist ka siia saatnud,
aga mul Karl pane mõni pilt BK Sunchise'st. Ja järgmine. Ja siis reaalselt nagu punus mulle patsi ja siis ma nagu poole pealt minestasin ära lihtsalt ja siis mind viidi haiglasse ja siis nagu nii see jäigi. Et nagu jala pealt kukkusin ära. Sa oleksid läinud fightima. Ma oleksin läinud fightima, aga jumal tähendab, et ma ära minestasin, siis muidu ma olekski läinud ja ma oleks väga halvasti lõppenud, ma arvan. Nii, aga see oli siis kõige esimene päev, kui ma läksin sinna. Ja... Päris suur gym tundub ju. On küll, jah. Ja süke... Mis see oranž on ka matt või see on sükene mingi linoleum? Ei. See on praegu lihtsalt siis kedagi ei ole, siis nad võtsid tol ajal enam seda põrandat ei ole, aga nad võtsid siis nagu ära need ruudud, vaata, matid ja siis puhastasid ära ja lasid kuivada. Ja siis kui uus treening tuleb peale, siis nad panevad uuesti nagu tagasi need ruudud. Aga jah. Mis siis oli erinev nagu seal versus Kopanjanil? Meeldud suur vahe, see oli profi gym. Ehk siis seal on puhas töö. Seal on 24/7, seal on puhas töö lihtsalt. Et see atmosfäär, mis seal on nagu meeletu ja sul ongi profifighterid, kes on Raja Tamneril ja One A Fighterid, nagu sul on ümber kogu aeg. Tavan Chai on seal, Rajan Chai on seal, Jodaki on seal, Topik oli seal too aeg. Kus Topik nüüd on? Ta praegu karjääri maha, ehk siis ta teeb tööd nüüd USAs. Aga ilmselt tuleb tagasi mingi aeg, aga ta lihtsalt praegu siis viskas kindad nurka. No ütles küll muidugi, et nagu praegu, aga väga paljud ütlevad, vaata, et mingisugust et mitte täiesti nagu 100% ei taha öelda, vaata, et ma jätsin maha, aga tõenäoliselt küll, et ta on nii palju aega seda nagu teinud ikkagi. Okay. Aga nüüd on USAs annab treener. Kas Kopanjanil see sama fight, vaata me ükspäev gymmis rääkisime ka, et see pandi plakat üles. Ja ma saatsin, ma ei tea, Karl, kas sa leidsid selle. See on pull asi, et see fight card. Sonja käis tais ära, siis see plakat pandi üles seal, ta pidi fightima. Ja siis käisin mina ära ja ma läksin järgmine aasta uuesti ja see sama plakat oli ikka veel seal, lihtsalt oli kuupäeva tõstetud ka 6 ja uueks ja see oli nagu mingi 8 kuud või 9 kuud oli niimoodi, et... Ei, rohkem, see oli üle aasta ja. Siis see oli 2025, sa saatsid selle ja ma pidin fightima 2023 aasta detsembris. Ja see fight card oli siiamaani seal. Täpselt. See on 31. jaanuar 2025, aga... Siis sa saad zoomida seda veits. Ma olen seal all osakul. Ja see fight card, siis ma pidin fightima 14. detsember 2023. Vastane. Ja ju siis müüb, vaata. Ju siis müüb, aina. Aga eestlastele meeldib Kopenhaagenil käia ka ja siis mul ikkagi tulid mingisugused inimesed ikka kirjutasid, kuule, jälle fightid. Kuule, fightid, ma nagu Eestis, kuule ei. Ja, see on päris naljakas. See on naljakas, jah. Aga kõige suurem vahe ongi lihtsalt, et seal on puhas töö ja sul on profifighterid ümber maailma tasemel, et... Mis oli siis, mis sa märkasid Tavan Chai, Brian Chai puhul? Mis on need, mis teeb neist eliittasemel siis, mis teeb neist championid? Ma arvan, treeningi eetika. Selline prof, palju ta teeb päevas trenni? Ühed räägivad, et ma teen 3 trenni päevas, mingid räägivad, ma teen 1-4 hommikul jooksevad, siis lapa, õhtul uues sama pauk ja... See mõttes, et meil kõigil oli enam-vähem üks ja sama nagu süsteemile järgi me tegime. Et seal oligi, mis vahe see on, et seal ei ole sellist asja nagu grupitreening. Et kõik teevad oma trenni ise, teil on mingisugune struktuur on arvatud, et me käisime pargis jooksmas hommikul 10 kiltsa. Kes jooksis seal 9, kes 12. Aeglane tempo. Pigem on rahulik. Rahulik tempo, jaa. Et sa ennast nagu tühjaks ei tõmba. Ja siis pärast seda, kui sul on fight camp, kui sul on fight tulemas, siis teed lapad peale veel mingi 3-4 raundi. Ja siis on hommikune tehtud ja siis lõunast jälle lähed ja siis jälle teed jooksed, hüppad, mis iganes, siis on jälle lapa. 4-minutised raundid, 5 raundi miinimum, kui on... Fight camp, siis on siuke 8-9 raundi. Jamp. Ja 4 minutit raund, 1 minut pausi. Ja siis sealt edasi vaatad ise, kas teed klintši, kas teed sparri, kas teed kotti. Et ma arvan, et mu treening päev ise oli siuke tundides kokku. Ma arvan, et siuke 5 tundi
iga päev. Ja see on, pane sinna kuumus otsa, onju. Pane sinna see tamp oli meeletu. Bangkoki kuumus on veits teine kui näiteks saare peal oli. Seal oli 38 ja siis saare peal oli 30-31 ja õhk nagu liigub või ma ei tea, seal on kuidagi siuke paks. Ja gym on ka, et ta ei selles mõttes, et on Bangkoki sisemaal, ehk siis sul ongi õhk seisab sul ja sul ongi niiske ja majade vahel on õhk midagi ei liigu seal. Aga ei, selles mõttes, et oligi neil Tavanchai, neil oli umbes samamoodi, aga üldjuhult Tavanchai tuli nagu kõige hiljem, mis on arusaadav ka, siis on juba rahvast, siis kui on rahvast, siis kõik tahavad temalt midagi kogu aeg. Mingid pildid ja asjad, värgid, aga ta on meeletult tore inimene selles mõttes, et mis mulle hullult meeldis PK's oli see, et nad on kõik nii tasemel fighterid, aga mitte mingisugust nina püsti, ookslaial käimist ei olnud mitte kellelgi, sest et ongi, et sul on kõrvalt täpselt samasugune. Et Tavanchai ise ka, et ta on hästi sõbralik, ta kõigiga alati tegi pilti. Kuigi kui ta vanni tulis, ta oli koki styliga. Pohhui. Aga see ongi fight style. See on fight style ja sellega ta müüs ka ennast. Täpselt, jah. Sai suureks ja tal oli nii nagu acting. Ja täpselt, aga jah, et lihtsalt ongi mul, kuna Eestis vahepeal mulle siis siuke mulje, et kui sa oled Eestis mõnel inimesel vähemalt oled nagu mingi nimi juba. Ma tahan teada. Ei, ma ei ütle nimesid. Aga on neid või? Kuidagi. Hendri Lohla. Ei, et lihtsalt siuke tunne vahepeal, et siis on juba mingi nagu okslaia nagu käimine natukene. Aga siis sa läksid sinna ja siis kõik olid hästi hambul. Aga arvad, on siirad või? Päriselt arvad, on siirad või näitavad nagu? Mina arvan küll, jah. Mul endal jääb mulje pigem vahel, et nad on siuksed nagu, nad hullud nagu näitavad su näo ja sul siukse mingi üli, hambul ja siuke, aga tegelikult nagu, et kohati veits siuksed nirgid olevat. Samas, et kindlasti on sellised ka. Kindlasti, absoluutselt. Aga... Eestlane vaata ta on nirk, aga ta ei tule sulle, siis tal ongi see, et kontrast on väiksem. Aga no ma olen seda mitu korda öelnud ka, et kui ma olin Mehhikos, siis ma olin niimoodi, et nagu what the fuck are these people nagu nii ebameeldib. Nad on nagu kuidagi kringod, ma ei tea, nagu vaatavad sind otsa, kui sa ei ostada seda mingit, ma ei tea, vilkuvat, mingit pastakat, siis ta juba on mingi toon machete, vaata. Tais nagu kapp ja kõnnib minema, vaata, et nagu kõik see kultuur on nagu need, et igal juhul nagu taikas, kui ongi mingi mehhiklane. Et tai inimesed väga meeldivad mulle, aga see on siuke Tais olles ka üldse, et Tai väga meeldib, Tai inimesed väga meeldivad, aga seal on ka nagu see ei ole kõik nagu lillepidu, et nendega on väga raske nagu selliseid, need on hästi sabai, et igasugused kokkulepped, mingid lepingud, asjad on nagu väga keeruline nendega ajada. Ilmselgelt Kevin ka teab, omade treenerite asjadega ja no siit teades ka, et neil on siuke tead mingid kokkulepped asjad. Hispaanlased ütlevad manjana ja taikad ütlevad sabai. Jah, et sellega on nagu sabai on siis nagu vaatame või mingi siuke. Sabai on hästi lahe siuke väljend. Ta on tegelikult ju vist igal. Tal sabail ei ole otsest tõlget. Et see ongi ainult tai keeles ja see tähendabki siuke, et it's fine, it's okay, kõik saab korda ja siuke, et tead, niikuinii nende buditsid ka, et niikuinii kõik surema ära. Pohhui siis. Põhimõtteliselt küll, Põhimõtteliselt küll, aga nende sabai vahepeal on ka siuke, et minusuguse, mul oligi, et kodu kõrval pandi kella 4 hommikul nagu karooket väljas tänava peal, ma pean 5 ärkama hommikul ja 4 paned hommikul nagu. Et Euroopas sellist asja nagu ei saakski olla, aga neil on niuke tead, nii kui neil väiksed kodud, nad peavad olema kuskil tänava peal. Ehk siis arusaadav, aga nagu ja panevadki karooket, kuidas need karooket armastavad. Kõvasti ja valesti. Kõvasti ja valesti, absoluutselt. Aga 3 kuud sai täis, tulid koju. Mis siis sai? Siis ma ütlesin kõigile, et kuulge, et ma nüüd lähen tagasi ikkagi. Et mulle nii meeldis seal. Mind võeti nii hästi vastu. Kas siis oli meil ka omavahel see jutt või ma ei tea kuidagi, et Sonja ja Sigrid võiks vaidi teha?
ja siis ma mäletan, et sa ütlesid mulle, et küll me jõuame veel. Ja vist oli küll jah. Minust oli see, et Kevin pakkus seda VBC tiitlit meie vahel teha. Eesti. Aga mul oligi see, et mul oli juba plaan, et ma tahan minna nii kiiresti kui võimalik ja siis, aga oligi tõsi, et kui vaja, siis me jõuame seda teha hiljem ka, et see nagu ei kao kuskile nagu eest ära, et mul oli lihtsalt täiesti tunnel vision, et ma tahan minna ja mul oli tunne oli õige ja läksin nagu tunde järgi ja siis ütlesingi, et kuulge, et ma nüüd olen paar kuud ajan siin asjad korda ja siis ühe otsa piletiga läksin aprilli lõpus tagasi Bangkoki PK'sse. Ja kaua siis olid? 1,5 aastat. 1,5 aastat, jah? Järjest. Aga kuidas said nii kaua olla? Ma õppisin tai keelt, ma sain sellega viisa. No räägid või sa? Kas räägin tai keelt? Mingil normaalsel taseme kindlasti. See mõttes, et seal koha peal ta tuli suht kähku, kuna sul on kogu aeg, nad ei räägi inglise keelt. Saad aru kõigest või? Ei, kõigest ei saa. Ei. Ma ei julgeks öelda, et ma oskan seda keelt. See on nagu natuke teine asi. Ja see on nii keeruline keel, mida õppida. Minu just nagu hääldamine ja kõik see on ülilihtne, aga just aru saama. Täpselt, ja kui nad räägivad, siis esiteks neil on oma dialektid. Neil on dialektid, neil on släng, millest mina aru ei saa. Nad räägivad mega kiiresti ja kuna taikudena ka see, et kuna nemad, nad ei, väga vähesed räägivad inglise keelt üleüldse ja siis nad ei oskagi, neil empaatiavõime puutub selles osas, nagu mida tunneb teine inimene, kui ta õpib sinu keelt. Ehk siis need ongi, et nad räägivad aga nagu mina ei saa aru, siis räägin nii ruttu ja nii kiiresti, aga kui mina räägin nendega näiteks inglise keelt, ma tean, et teil on raske aru saada, ma räägin hästi aeglaselt ja tõmban oma seda taset nii alla, kui saab, et meie eesmärk me saame aru teineteisest. Sa pead lõppu venitama. Algus taisse lähed, see päev seal mingi räägid seda nagu ma ei tea, me räägid ja siis mingi nädal aega hiljem can I have water please? Täpselt, ei ongi. Ja sa peadki panema selle tai aksendis, et ei saa aru muidu. Kui ma panen puhta aksendiga räägin, nad ei saa aru. Ja siis ma ütlen 7, where is 7-11? Can I water please? Lõpp peab olema pikem, siis on. Ja siis nad saavad aru ja see ongi nagu eesmärk. Aga neil on nagu see, et siis ma nagu, et keeruline, aga ta tuli suht ruttu tänu koolile ka, ma käisin 3 päeva nädalas, käisin koolis 2-tunnised sessioonid, et see nagu meeletult aitas ja ma oskan lugeda mingil määral nagu ka enam päris suurel määral. Aga praegu oled ise nagu edasi õppinud? Aga ma õpin, ma võtsin õpikud kaasa, mul on mingid äpid asjad, et ma ikkagi kordan, õpin, aga ma juurde väga ei õpi, et pigem see, et mul meelest ära ei lähe. Et ma ütlen ausalt, et väga lihtsasti läheb meelest ära, kui sul ei ole keskkond ümber nagu. Et ja eriti süke, see mitte kuskil maal nagu sa ei saa seda keelt. Spainis teine nädal juba mingid lihtsamad asjad tulid ülilõbolt. Nüüd ma juba ei mäleta. Lihtsalt on nii. Et lihtsalt nagu korrata. Aga räägime siis 1,5 aastat, pikk aeg tegelikult ikkagi ja lähed sinna üksi ja nüüd nagu otseselt tagasi ei vaadanud, et ennem oli pilet olemas. Mis siis oli seekord teistmoodi ja siis sa ju hakkasid ka nagu fightima seal nagu niimoodi, et sulle pandi fight'e, et räägi sellest elust. Jah, läksingi sinna ja siis kuna nad teadsid mind, siis ma ütlesin, et ma olen nüüd siin ja ma jään siia ja et tahaks ka fight'ida ka. Ja siis siin oli ja lihtsalt hakkasin trenni vohama ja siis ootasin et mulle fight announcement'i teeks. Ja siis oligi kohe põhimõtteliselt pea ees lumme, et lumpinil kohe teha esimene. Et mingit materjali on meil selle kohta saatsid? Midagi saatsin äkki. Ja saatsin küll. Kõige esimene, see oligi paar kuud tegin siis trenni ja siis öeldi, et lumpinil ja mul oli teine profight, mul oli tegelikult täiesti roheline. Ja siis ja see oli vahetult enne ma fight'i. Team Sonja. Ja need särgid, mul tulid 2 sõbrannad tulid siis ja nad tegid mu üllatusel, nad olid teinud mulle oma nagu fännisärgid, mille seljal on nagu ülikole pilt minust. Ja siis ma saatsin sulle ka ülikole pilt minust suurelt selja peal, Eesti lipp ja täpselt see. See kole on.
ülikole on. See prosta, see tai seinast pilkades läheb postri peale. Ja siis all on kirjas mu kiirus võib sind üllatada. Mu kiirus võib sind üllatada, aga mu naeratus viib su jalust, ehk siis nagu my speed may surprise you, but my smile would sweep you off your feet. Ehk siis nagu Muay Thai nagu ka, aga ülivõnnaljakas, et kumbki eesti keelt ei räägi. Ja siis uurisid välja, et mida nad tahavad nagu panna ja siis küsisid mingit eesti sõprade käest, mul Hanna sõbranna, et mingi ägeda sinna alla kirjutada ja siis mulle ka muidugi. Mul oli ka üks, siis meil 3-kesine ongi nägi, et maailmas ainult 3 tükki. Aga hästi lahe nagu lihtsalt mõtlesid minu peale, et nagu suur asi ja siis kohe nad tulid hommikul vara ja siis hästi siuke feeling oli hästi tore enne fighti, sest et ikkagi pinge oli peal. Mulle korralikult nagu pandi selles osas pinge peale, et vahetult enne, siis nagu päev enne seda fighti PK tegi nagu eraldi postituse reaalselt Insta. Et Soina fighti peale kõik kaasa, blablabla. Seda ei tehta, nad ei tee seda muidu. Ja siis oligi, et nagu et minu fighti peale nüüd tehti nagu siuke postitus. Näevad sinust potentsiaali siis või? Ju siis, et mul oligi, et muidu nad mind ei laseks sinna, muidu nad ei laseks mul esindada nende nime nagu kohe, nad teadsid, et mul on teine pro-fight, aga ju siis nad nägid minus midagi, et nad nagu usaldasid mind sinna minema. Võitsid või? Võitsin. KO-ga esimene. Pro rekord siis 2-0. Jaa, et oligi KO-ga või? Jaa, see oli elbow KO oli esimene round. Nice. Ja siis nad tegid mulle sildi ka, hästi armsad. Äge. Ja eelmine oli ka siis mul koolikaaslased. Kaua möödas oli, kui sa tagasi läksid? Kas nad olid juba enne seda su sõbrannad või kuidas nad tekkisid üldse sulle? Need 2 praegu, kes siin on, tekkisid mul Tais. Üks on Taiko, üks on prantslane. Ja ma mõtlengi, et sa olid 3 kuud seal enne, ma mõtlen, mis aja jooksul see... See tekkiski siis, kui ma tagasi läksin. Ma läksin aprillis ja ma fightisin aprilli lõpus, ma aitisin juuli, mõne kuuga. Et ma olen hea suhtleja. Et nagu mul ei ole probleemi inimestega suhelda. Et jah, aga hästi palju toetust tulid ka, sõbrad tulid vaatama ja toetama ja nagu hästi vahva. Et jah, esimene fight läks nagu hästi. Et pressure maas natukene kuni järgmise fightini siis. Aga jah, lihtsalt see panigi veits siuke pinge peale ja ma mäletan see postitus nagu, sest nad ei tee seda muidu kellelegi, aga nagu nad panid, et vaadake, no ärge vaadake. Ärge vaadake. Aga palju maksis trenni tegemine PK-s? Palju. Mina sain odavamalt. Alguses see on meeletult kallis gym. 2 pahtides, oota ma arvutan. No ütle pahtides, ma löön ruttu sisse. Pahtides tavaminejale on 24 000 pahti on kuu. See on nüüd tavakodanik, kes läheb nagu kuuks ajaks. 25 € või 30 isegi. 650 € kuu. Pole paha. Ja palju sa said? Mina alguses sain 20 000-ga. Nii, see on siis 502. Ja siis sain 18 000-ga lõpuks. 18 000. Aga ma mõtlesingi seda, et kas nad ei paku nagu mingit, ma ei tea, sa esindad meie asja ja me teeme sulle mingit nagu päris stiili, et noh, mitte et see 18 000 6 tonni alla on ka ikkagi päris hea raha juba, aga kas neil on seal üldse nagu mingi kontrakt sportlased või selle gymmiga ongi, et neil on hästi palju on mingi taikud, et nad välismaalastega teevad seda väga harva, igasugused neid nagu reaalselt sponsorlepinguid. Aga nüüd oligi, neil tuli välja mingi detsembris kuskil, nad siis tegid postituse, et nad otsivad international fightereid nagu, et keda siis Tiger teeb seda vist iga season. Et tryout jah, aga see on nii päris rets on tryout, päris haiged. Et seal mingi tryout ei ole, nad lihtsalt põhimõtteliselt vaatavad, nagu sa pead saatma nagu endast midagi, mingid rekordides, et ei, sest et see tuligi välja üldse detsembris ja seal oli kaalukategooriad, oli naised kuni 56 kilo. Ehk siis nad on kerged ja ma isegi ei hakanud saatma, sest ma ei ole 56 kilo elu sees. Aga see mõttes, et ma ikkagi suhtlen nendega ja nad siiski ütlesid mulle, et siiski nagu konsiderivad mind ka sinna.
et nad ikkagi nagu vaatavad mind ka, mõtlevad minu peale ka. Aga ma olen realist, mina arvan, et sealt nagu mida nad pakuvad siis? Tasuta trenni? Tasuta trenni, põhimõtteliselt sponsor, kõik on tasuta. Nagu trenn on tasuta või? Trenn on tasuta, majutus tasuta. Kõik tasuta? Põhimõtteliselt jah, aga me kunagi, ma ei tea. Aastane leping või? Ma pakuks küll. Aga äkki pakud seda, et sa saad tasuta trenni, see on juba ju suur võit. Ma tahtsingi sinna jõuda, et ma tegelikult rääkisin manager'iga vahetult enne, kui ma ära tulin, siis ta nagu ütles, et põhimõtteliselt nagu sponsorlus võiks olla mul nagu teoreetiliselt laual. Aga siis ma ütlesin ka, et aga sel juhul nagu lihtsalt siis ainult treeningu poole pealt. Et ma tahan nagu oma elupaika, ma tahan oma toitu. Et lihtsalt nagu see... Neile ka lihtsam ju. Aga kes su manager on saalis keegi või? Jaa. Saalis ongi 2 manageri, see, kellega pilt oli siin vahepeal, keskmine, see on 1 manageridest, et nemad siis tegelevadki kõigi fighteritega nagu. Et põhimõtteliselt oligi nüüd nagu ootan vastust, mina arvan, et nad mulle ei paku, kuna ma olen liiga raske. Ma arvan, lihtsalt point on selles, et ma olen liiga raske, nagu neil ei ole mõtet mind võtta, kuna minul on raske leida nagu palju sa katid praegu, täna nagu selles mõttes, kui sa fightid 60, palju katid? Ma katin, ma olen siuke 4 kilo. Ei läks reaalne minna allapoole? No kui ma tasapisi ennast nagu allapoole toon, siis 56 kindlasti mitte, aga siuke 58 võib olla reaalne nagu. Aga jah, ma saan, ongi täiesti loogiline nende poolt ka, et esiteks need väga ei vaata välismaa fightereid nagu üleüldse nagu ja siis kui ma olen liiga raske ka tegelikult, siis ongi, neil ei ole mõtet otsida nagu, ei ole mõtet mind hoida seal, kui nad ei saa midagi vastu sealt. Aga eks me näe ses suhtes, et elame näeme nagu. Kes raha annab täisalamiseks? Kulu on päris retsi, kui 4 sotti. Mul peretoetus. Peretoetus jah? Peretoetus jah. Perevaks kõik enda jah? Põhimõtteliselt küll jah. Päris äge. Korralik kulu, mis ma vaatasin, 407 € kuu, see on mingi pea 9 tonni on lihtsalt trenni peale 1,5 aastat juba ju. Päris korralik. Jah, palju elamine oli? Aga elamine suht odav, nagu ma sain suht odavalt. Toit on ka tegelikult. Palju on odav? No toiduga oli see, et kuna ma ise tegin kodus süüa, siis ja ma tahtsin nagu pigem siukest healthy stuffi. Ja see maksab ikkagi midagi nagu täis ka. Ehk siis mul ei olnud see nagu nii odav, aga ma tahtsin oma tervislikku toitu, nagu millega ma harjunud olen. Et muidugi sa saad oma euriga ka need pataid ja asju on ju. See on full soja, sool, täpselt, karbs. Et sellega nagu meie kehad nagu ära ei ela. Aga siis ma sain Jimmy lähedale, õnneks mul joppas, ma sain väga nagu armsa koha, väikse sükse korteri laadse asja. Ja oli alles sul või? Ei, see oli rendikas, ma ütlesin ära selle. Okay. 1,5 aastat olid seal, mitu fighti tegid selle jooksul? 6. Nice. Ma arvan, me kõiki vist ei pea hakkama siin nagu eraldi lahti võtma. Aga nagu siis sa said ju nagu päriselt seda maitset tunda, et what's up with that life nagu. Ma ütlen ausalt... Oota, aga sa nüüd 1,5 aastat sai täis, siis sa tulid tagasi vist, ei olnud nüüd ju? Tulin oktoobri keskel, tulin tagasi. Oli jah, okei. Jaa. Noh, aga siis olemegi jõudnud võib-olla sinna, aga mis edasi siis? Või tahad sa ise midagi öelda selle 1,5 aasta jooksul, mis oli nagu mingi äge kogemus või ma ei tea, teeksid sa midagi teistmoodi või mingi, ma ei tea, mis selle 1,5 aasta jooksul oli midagi sellist, mida sa tahaksid rääkida? No ma tunnen, et ma õppisin meeletult palju selle 1,5 aastaga ja ma arenesin meeletult palju selle 1,5 aastaga niimoodi, mida ma Eestis ei saaks. No make sense, jah. Et seal oli ikkagi, sa näed kogu aeg, iga päev, kuidas nagu maailma tipptasemel fighterid teevad nagu trenni. See atmosfäär juba, kui sa sinna lähed, nii paljud inimesed, kellega ma rääkinud olen ka, et nagu see atmosfäär on meeletu, seal annab sulle nii palju tuhhi juurde. See ongi see, et sa oled väsinud, kõik on väsinud, siis vaatad, teine vend lööb mingi 100 millikki järjest mingi täie jõuga. Tohi tein ka vaata. Et ja ma olen alati olnud hästi visuaalne õppija, et ma nägin nagu meeletult palju ja ma õppisin nagu lihtsalt vaatamise pealt. Nagu. Lihtsalt vaatan nagu jooksen ja siis vaatan kõrval, kuidas Tavanša lapat lööb nagu. Ma lihtsalt õpin sealt nii palju. Ta töötas nüüd selle kickboksi fighti. Felipe Limaga töötas jah. Ma tegin temaga Tais väga palju trenni, Felipe Limaga.
mega, Felipe on mega ja me saime Felipega nagu, kuna tal on inglise keel väga hea ja siis me saime nagu arutada temaga hästi palju nagu asju ka omavahel. Ta on Alex Pereira treener oli mingi periood. Ja siis ta valmistas Tavanšaid ette selle kickboksi fightiks. Et seda oli nagu väga-väga lahe vaadata ja lihtsalt neid nagu tundma õppida ka. Ja osaga või? Ei. Ta valmistus liuluda jala pooleks. Masaki Noirile kaotas. Noiri jah, mitte Joosa. Noirile kaotas jah. Ja siis pärast Noirit siis ta hakkas käinud tõsisemalt tegelema Felipega siis selle liu jaoks. See oli unlucky. See oli väga unlucky. Muidugi Kalfiga niide puruks on ikka väga Siuksest kohast ka vaata, sul on tegelikult ju ikkagi tugev sääreluu vaata. Mitte see, et pindluu lööd. Tavanšai jalad, uskumatu pakuvad lihtsalt. Lihtsalt täiesti pekkis. Ma mõtlen päris, ma sureks ära, kui ma saaksin 2 mingi middle kicki sealt sisse nagu. Need on nii rõhkad, nii jõhkrad jalalöögid, et see on nagu uskumatu. Aga mis oligi lihtsalt see, et ma lihtsalt visuaalselt ma õppisin nagu lihtsalt vaatamise pealt nagu nii palju, et see on ajuvaba. Ja mind võeti nagu hästi vastu ka sinna ja ma sain nii palju tutvusi ja oligi sama topikuga nagu jäime suhtlema. Ma ise mõtlesin ka, et teeb vahepeal seminare Euroopas, et oleks teda Eestisse ka tuua nagu seminari tegema kas või. Muidugi pole rääkinud temaga sellest, aga mõtlesin nagu ta vahepeal tuleb Euroopasse, et võiks nagu tuua ta siia. Siis võime kontakte vahetada. Hea meelega võtame ka teid inimesi. Ja muidugi, ta on nii lahe inimene ka. Ta on nii lahe huumorimeel ja nagu hästi lahe. Ja siis lihtsalt nagu nii tore. Ma ilmselt võeti mind nagu sinna vastu ka, et ma nagu sobisin nende selle stiiliga ka, ma arvan. Et minu see treeningstiil ja fight stiil nagu sobib ka nende gymmiga nagu hästi süge tehnilisem. Et see, kuidas sa täna helpsi lööd, on täiesti teistsugune, kui sa kunagi lõid. Et see on nagu, ma olen ise ka juba vaadanud, et see on nagu palju lühikesem löök, kui ta on kunagi varem olnud. Absoluutselt. Aga millal tagasi tahad minna? Või mis plaan on üldse nüüd ja mis saab edasi sinust? No mu plaan on ikkagi tagasi minna. Ma ise sihin siin kevade lõppu, aga ehk siis nagu tagasi minna nagu pikemaks ajaks jälle. Mis on jälle 1,5 või? Ma ei kujuta ette, põhimõtteliselt ma arvan, et nii kaua, kuni ise nagu vastu pean või kui rahast võimalik on. Aga praegu oli 1,5 aasta oli selles, see oli su enda viimane piir, koha vastu pidasid või? Ma natuke ma mentaalselt põnesin läbi natukene ka, et seal lõpus läks nagu raskeks, et ma sain aru sellest ütlusest, et fight sport is the loneliest sport. See on kõige üksildasem spordiala. Mul oli kogu aeg inimesed ümber, mul on meeletult hea tugi igal pool, aga keegi teine ei saa sind aidata nagu. True. Ja siis sealt natuke põlesin läbi ja tulin Eestisse nüüd natuke võtta nädamalt. Aga siis mul ikkagi plaan tagasi minna, nagu mul on ikkagi nagu plaanid, mida ma tahaks nagu pere toetab, aga kas on sul ka mingeid, ma ei tea, ettevõtteid või mis iganes, sponsoreid, toetajaid? Ei ole. No, siis teeme üleskutse. Üleskutse, absoluutselt. Kallid sõbrad, 1-2 Max fännid. Kui sina tunned, et sa tahaksid toetada Sonja Andersoni teekonda Tais, siis kirjuta talle otse Insta DM-i, slaidi sinna, väikse money emojiga ja tead, et see läheb õigesse kohta. Oleks väga tänulik jah, sest mul on ikkagi omad eesmärgid, et tahaks Raja Tamnerile jõuda nagu, tahaks sinna Aardapüülisse jõuda. See on mu number 1 praegu eesmärk. See teeb oma ülesminekut mäest praegu. Kõvasti. Et see on väga kõva praegu, et ma arvan, traditsioonilist taiboksi mõttes on kõige kõva. Täpselt jah, see ongi see, et vaata, me oleme siin One'ist rääkinud nii ja naa, et algus kui tuli oli äge, aga nüüd ongi see, et see on ainult full aamendamine seal, et sükst ilusat tai fighti näeb arva. Me oma manažeriga arutasime ka, et see oli nagu laual mingi aeg, aga me mõlemad saime aru, et see ei ole lihtsalt absoluutselt minu stiil. See ei ole minu stiil ja ma näen, kui palju, nad kõik on paljud on One'is, kui palju nad tulevad tagasi nagu vigastustega sealt. Käed katki, randmed katki, nukid katki, ise oled katki ja siis sa võtad jälle pausi ja siis sa ei saa sealt suurt raha ka. No Tavanšai, Brianšai, need ikka teenivad arvatavasti. Ei ongi ja sa teenid neid siis, kui sa oled superstar. Tead, palju teenivad ka või? Pahtides miljoneid. Miljoneid jah? Tavanšai jah?
ja pluss tal on siis, kui ta teeb muud asja, ta teeb oma modellindust ja kõike, et endorsement deals. Ja, aga nüüd ongi pekis, vaata, nüüd tal on vähemalt aasta aega, et on audis nüüd oma selle jalaga. See on jälle, kuidas sa tagasi tuled sellest nagu sa oled kicker fighter, vaata. Ta on täiesti pekis, mis tal nagu peas võib toimuda, see on ulme, et ma tean, et tal oli enne seda viimast fighti, tal oli meeletu pinge, kuna pärast seda esimest kickboksi kaotust, vaata, kuna arvati, et on võitmatu. Ja siis ta võttis kaotuse nokiga ja siis tuli tagasi selleks liu jaoks, enne seda meeletu pinge. Tal oli meeletu pinge. No, pressure on peal. Meeletu, ja ma rääkisin vaata sulle ka, et kui sul on pressure peal, siis su kehale ka mõjub see, siis sa oledki nõrgem, siis see mentaliteet nagu mentaalselt. Ja nüüd ütle, fight sport ei ole mentalsport, vaata, põhimõtteliselt, kes pole kukkunud kordagi, lööb kõik vennad kummuli ja täpselt sama nagu Aldona. See on ikka ebareaalne, 13 aastat oled king of the castle ja siis lihtsalt tuleb üks vend Iirimaalt, lööb su 10 sekundiga pesema ja oledki nutumaik suus, päris rets. Aga sponsorites mul tuli ainult ongi siis varustust annab booster. Ja booster ja läbi oma gym'i siis King. Aga nad on niisugused... Annavad sulle varustust nagu mingi aja tagant või kuidas? Mingi aja tagant ja vahepeal lihtsalt toovad nagu, et me tõime sulle asju, et võta. Aga ütleme, et siin me ei saa seda, et ma siis, kui ma tais olen, et nad ei hakka mulle saatma, vaata. Aga King on meil siis gym'i nagu ametlik sponsor, aga Booster ja King on nagu, neil on üks sama põhimõtteliselt. Ja, tütarettevõte. Ehk siis nagu Booster on mul eraldi ja siis King on nagu läbi gym'i saab. Ja sa treenid 8 kinnastega, et nii kui sa tulid, ma kohe vaatasin, sul on väiksemad kindad. Kõik treenivad 8. Kõik treenivad 8. Spar on ikkagi suurte kinnastega? Ei, tais ongi, et sparrisime ka 8. Kuidas seal see elpsi kaitsmine või nagu? Ei selles mõttes, et sa ei löö lihtsalt elpsi. See elpsi kaitsmine ei ole? Ongi ainult lapadel kotil sükestele kohtadel nii-öelda nagu on see elpsi harjutamine, et sparris isegi ei panda neid kaitsmeid? Ei ole kaitsmeid. Ja sparrisime ka 8. lihtsalt sellepärast, et see on nii kontrollitud sparring. Tugav sparri teete ka ju. Kui on boksispar, meil on sellised. Meil on need 16 ounce'i, on need suured boksikindad. Need, mis seal õllesumberi. Ei, reaalselt. Ja siis nendega ja sellega nagu pannakse ka ikka, kui on tavasparring, siis on 8, maks 10 tavaliselt. Ja siis me teeme ka üldse tai-style sparring on ilma millegitega. Aga selleks ongi see, et sul on vaja inimest, keda sa usaldad 100%. Et sa ei saa minna iga ühega nagu siuke sparringut tegema nagu. Just muidugi. No ma räägin, see on täpselt sama nagu nii-öelda Brazilian Jiu-Jitsus 2 white belti saavad kokku, no seal käib siuke vägistamine. Või kui ma ei tea, baaskursusel seal mingi paar kuud on teinud, vennad hakkad sparrima, no sealt tuleb vigastus, vaata, sest nad ei kontrolli, seal pohhult jalg läheb kõmm kuhugi plokki, back läks, varvas läks, aga nüüd ongi, kui see high level on, siis võidki teha ilma varustuseta ja lihtsalt see käib siuke täpp ja mäng ja täpselt. Hästi. Ja niimoodi õpid kõige rohkem minu arust vähemalt. Reaalne tunnetus. Liigiri tahab fightida nüüd? Märtsis toimub? Ma olen üldse viganud siin ju. Viimased... Räägi üldse vigastust, palju neid selle mul ei olnud mitte ühtegi vigastust. Süüti üle ära. Süüti üle ära ruttu. Tui. Mõtlesin, mida sa näitad mulle? Tui. Õige, et mul uskumatu. Nüüd kohe Eestis tulin kohe vigastus. Külma pärast. Kliima. Oktoobris täpselt siuke hea niiske ilm. Ei midagi hullu. Saab trenni teha ja kõike nagu pooleldi. Aga tahaksid fightida? Ausalt öeldes pigem mitte. Miks? Ma praegu pigem, mul on muud prioriteedid, tahaks palju tööd teha ja lihtsalt trenni anda ja klotsi kõrvale panna. Ja täpselt, et oma muudeks eesmärgiteks nagu natuke rohkem tööd teha praegu. Et muidu ma peaksin olema jälle üks fight campis ja mul on see, et ma olen seal Tais, mul on 27 üks fight camp kogu aeg. Mul oli 1,5 aastat järjest üks fight camp, et ma praegu saan natuke nagu lõdvemaks võtta. Et küll jõuab. Ma tulen, ega ma ei jää sinna Taisse, et kui ma tulen tagasi, küll jõuab jälle. Kui ma oled praegu? 25 sain, just. Õnne. Millal just? 2 nädalat tagasi, jah. Oli jah, me tegime ju väikse abipaketiga sinu tegid meil abipaketi pundi peale. Pundi peale väike Finnairi kinkekaart, et siis saab
ma saan odavamalt taisse, aitäh teile. Saluut, yes. Ma ei tea, tahad sa ise veel midagi öelda oma sellest hetkeolukorrast? Mõte on siis selline, et teeme väikse pausi ja siis teeme kuulaja küsimused. Kui ei taha midagi öelda, siis teeme pausi. Aga teeme pausi. Davai. Sir Autorent, sinu kindel liikumispartner juba üle 25 aasta. Valikus on kõik, mida vajad. Väikeautod, 9-kohalised väikebussid, mootorrattad ning isegi 3-rattaline Can-Am. Olgu plaanis sõita üritusele sõpradega või rahulik nädalavahetus vanaema juures. Sir Autorendil on lahendus olemas. Paindlik ja mugav teenus, mis aitab alati sul õigeks ajaks kohale jõuda. Kasuta sooduskoodi YKM10 ja saad igalt rendilt 10% soodustust. No nii, tagasi. Paus tehtud, väga mõnus, keha kinnitatud. Lähme siis kuulajate küsimusteni. Omajagu neid oli, Karl hakkab neid ette lugema. Ja siin 2-osaline, milline fight õpetas sind kõige rohkem ja millist sa nautisid kõige rohkem? Ma ütleks, et kõige rohkem mind õpetas see üks kaotus, mis mul oli siis, kas oli Lumpinil oli 3. või 4. fight, ma täpselt nüüd ei mäleta, aga oli siis Taiko vastu, sama Taiko vastu, kelle vastu Astrid võistles maailmamängudel ja kaotas. Nüüd jah? See, mis suvel oli? See mõttes, et mulle meeldis, et mulle ei antud mitte midagi lihtsalt seal. Et mulle anti kohe nagu, et nüüd niimoodi ja lähed kohe nagu maailmameistri vastu. Ja tema vastu ma arvan, et ma õppisin hästi palju, sest ma läksin täiesti vale taktikaga peale. Ja tean, mis see tähendab. Täiesti vale nagu ja ma ei tea, mul kuidagi mentaliteet polnud seal nagu, ma ei olnud nagu vaimselt seal, kus ma oleks pidanud olema ja ma poole pealt ma ei muutnud ka oma taktikat ja ma ei saa aru, mis toimus. Ja pärast seda ma olin nagu, et mul oli väike päevik, kus ma kirjutasin pärast oma fight'e, oma mõtted ja et see nagu õpetas mulle nagu palju, et sa ei pea minema oma selle taktikaga, mis alguses oli. Kui sa näed, see ei tööta, siis muuda taktikat. Aga nurgast ei tulnud midagi? Pea minema. Tead, ma olin täiesti punases. Kikk. Ja, mis ongi raske, vaata, ongi see, et Tais, nende inglise keel on väga piiratud, nagu. Nad ei saa sulle tulla nii, nagu Henry tuleks mulle nurka, et tee seda lalla. Vaata, kui ta viskab seda esimest tiipi, siis ta avab oma vasakut kätte, et proovi sellel ajal taimid, mingid siukest. Täpselt, et siukest asja tuleb, et seal ongi kick, elbow, clinching, lalala, et ja vahepeal, tuli üldse, et nad lihtsalt ütlesid mulle mingid sõnu. Et oligi, et ükskord oli, et ma olin clinchis ja siis mul sõbranna pärast ütleb, et kuule, et su treener ütles sulle vahepeal clinchis high kick. Nagu, nad lihtsalt Elephant. Hakkavad suvalisi kehaosasid ütlema, ma ei tea, jah. Hand. Singa. Reaalselt. Ja Singa. Leo. Chang. Treenerid pakkisid kokku ära, et Singa piiri ja lähme koju. Jaa, et selles mõttes on kirjane. Oota, mis see teine oli? Mis sa nautisid? Nautisin kõige rohkem. Ma nautisin tegelikult kõige rohkem, kes oli siis 1, 2, 3 fight Lumpinil, ma mäletan väga hästi. Ja see oli siis see fight, mida mina arvasin, et mina võitsin ja mu tiim arvasid, et ma võitsin, oli väga tasavägine fight. Ja ma tundsin väga hästi ennast ringis. Vahet ole, et ma ei saanud nagu kohtunikud mulle võitu ei andnud. Ju siis nende silmis oli nii. Aga mulle väga meeldis fight. Ma arvan, et see oli üks parimaid fight'e, mida ma teinud olen. Miks siis? Mis seal see oli? Et trennis tehtud asi õnnestus või nagu? Mul tundsin, et mul läks enne seda, mul läks kaaluvõtt väga hästi. Juba see näitab palju, mul läks nagu väga lihtsasti alla. Kaaluvõtmine naistel hoopis teistsugune kui meestel. Olen seda kuulnud korduvalt. Väga suur vahe. Ka, aga võib-olla ka, võib-olla veits nagu vabandus ka ei ole või? Ei. See on mingi perioodiga nagu... Ma saan aru, aga ma tean, nagu mingid naised suvad võtta ikkagi nagu ropult kaalu. Ei, muidugi. Aga see on see, et mille arvelt. Kõik on vee arvelt ju. Jaa, aga seal on see, et meil on vähem vett, on ju. Plus, kui sul on mingid hormonaalsed nagu tasakaal teistsugune, siis hormoonid lihtsalt ei lasa sul vett kehast välja, siis su kehal on vaja vette. Küsimus otse, et kas weight cut on parem nii, et sul olid just päevad ära
nad on praegu või tulevad? Kuidas see nagu täpselt see päevade ajal on kõige raskem, sest sul on väga paljudel naistel sul on lihtsalt 2 kilo lihtsalt juures nagu vee pärast ja see vesi on seal, see ei lähe ära. Sest sul lihtsalt keha hoiab vett kinni. Et see ongi vahetult enne ja päevade ajal ja pärast seda seal vahemikus on okei. Et siis on juba, et see ei ole nagu terve aeg. Kas Peakil pole mingid nutritionisti tiimis või? Ei ole või? Peavad ise otsima. Tavaliselt sai kõik teevad, on otsin ise endale või? Ja nad üldse nad ei vaata väga, nad söövad ikka mariisi ja... Ja, aga mõtlen, aga nagu nad võtavad ikka kaalu, võtavad ikkagi nagu... Jaa, aga nad võtavad tai... see on ka tai kaalu võtmine, on hoopis midagi muud kui see kaalu võtmine, mis siin, siis neil on see, et nad võtavad... Terve eluni võtnud, no. Ja võtavadki, nad võtavad nädal aega juba jooksevad oma suudis nagu. Aga see ei ole ju tegelikult, see ei ole tark. Ei olegi. Ja see ongi see, et aga mul on see, et nad ei õpi ka. Ei, nad ei õpigi. Ja nad on kogu aeg on teinud. Tegi lõpuks nüüd selle movie. No, ta võttis lõpuks nutritionisti nagu kõigil. Ja siis oli see video, kus ta sealt kohvrist võtab igast mantsiseid asju, vaatas, et mul päriselt süüa neid, mis asja. Ja. Et nad söövad oma riisi ja tom yummi ja kõike soodiumit ja kõike ja siis nad jooksevad jälle. Keha on soola täis. Ja, nii. Davai, kütame edasi. Kas Ago Anderson on sinu sugulane? Ei ole. Hästi palju saast. Ei ole. Parim vend millest Eesti näitlemas. No on lihtsalt kõige parem vend, kes suudab mingit tongis peaga venda näidelda. On nii hea vend lihtsalt, mul lemmik. Nii. Kas Tais Peikaga on? Ei. Aga on olnud või? Ei. Aga ei taha ka või? Ei. Ei ole minu tüüp. Tai nagu... Tai mehed nagu või? Tai mehed, jah. Lühikesed. Eesti mehed. Aga mehed on või? Mehed on jah, aga mitte taikud, vaata. Mitte... Tais Pruuti on. Mis ütlesin mehed on? Sa küsingi. Endri sai mu vastuse. Lady boy. Sulle? Okei, ja ta läbi. Lady boy. Küsi. Ma võin kõike rääkida. Sellele ma võin juba ise vastata. Eestis saab eratrenne. Saab eratrenne. Kirjuta EM-i ja saada raha ja muusi kõigepealt. Kirjutage, saate. Nii, vaata, mis siin veel on. Ma kindlasti, kui ma nüüd lähen baalile, siis ma arvan, et sokutan sulle ka midagi jälle uuesti, et aitan ka niipidi siis, kui vähegi võimalik. Absoluutselt. Kas Tai mehed pole selle pärast hing või? Just nii, kus sa teadsid? Ma olen näinud duši all. 2 kliitorit kokku ei tee head. Nii, davai. Tagasi normaalsus. Eesti -20 kraadi või Tai +40? Päris hea küsimus. Kurat, see on päris hea küsimus tegelikult. Kurat, ma ei tea. Ikka. No tegelikult vahepeal suht naist talda, et mõtleks, aga kurat ikka. Mulle see talv, mis praegu on, väga meeldib. See on nice. See ei ole liiga külm, lumi. Kurat, kuumus on ikka kuumus. Kui sul on AC olemas, ma olen siin savi. Ma arvan ka, oleneb nüüd, kas ma pean väljas olema või sees. Ei ole täpsustatud. Minu arust põhiasi kuumus on see, kui sa tead, et väljas on soe, aga sa saad sees olla külmas, on kõige parem. Jah, okei, aga kui me ütleme, see on nagu kaip minu. Kui me ütleme, et väljas. Aga kui mul on nagu õues -20, siis nagu... Aga okei, sa pead olema väljas. Aga kamina sees on soe. Sa pead olema väljas. Ma ei tea, ma lähen praegu saali hommikul, saalis on kuradi külm, ma pean sokkidega olema nagu suht porno, noh. See on nagu... ei tea, reis. See tundub rohkem nagu saali probleem olevat. Okei, ma vastan ära siis. Nii, send money, please. Eesti -20. Eesti -20. Süda on Eestis ikka. Jaa. Muidugi. Nii, parim Tai food? Las ma arvan, see on vahetunud kogu aeg. Jaa. Et see ei ole nii, et ma lähen sinna mingi 1,5 aastat sain ainult. Algas fried rice. Ma arvan, et ütleme nii, et soolastest on pad thai ja ma olen suur magusõber, ehk siis mulle meeldib mangostiki-rice. Mangostiki-rice on mega. Ja ma olen saanud parim mangostiki-rice, mul tegi sõbranna ema, tegi kodus ise, tegi kõik valmis nagu taiku ja siis sa saad nagu tai emme tehtud mangostiki-rice'i. See on nagu uskumatu. Kas see on ka siis sinu parim maiustus Taimaal? Jaa. Kes läheb Taisse, praegu ütlesin Maarel Astrilega, seal on see 7-Elevenis on Dubai chocolate taifuku, ehk siis ümber on mochi on ja siis sees on see Dubai chocolate ja sisemus. Tundub nii, aga see Dubai chocolate teemad on nagu nii ekstra nagu. Kas sa oled proovinud või? Ta on hea.
see on hea. Aga ma olen saanud nagu mingit 5 erinevatest ma ei ole ja üks on olnud ülihea, teised on olnud siuksed keskpärased. Ma olen nagu nii siuke nagu haibitud teema nagu jah. No haip on head, see oligi ju, need panid ju jõhkra marketingi pleki. Oi, meeletu. Aga mulle maitseb endale. Kas te teate, et seal on see teooria ka veel, et miks see nii on? No räägi. Teooria on see, et kuna seal mõned ilusamad naised käivad Tais pehmelt öeldes sitaga mängimas, siis see oli veits siuke mingi peit sellele, et nagu Dubai chocolate nagu, ja siis see pandi hullult pleki marketingile, et mingi seos, mingi bla bla, umbes, et Dubai chocolate ja siis nagu okei, see vajub ära ka varsti, aga ma arvan ka, trendi teema. Absoluutselt ja vajub ära varsti. No nii. Panen 2 küsimust kokku, et kas Eesti noortest on midagi silma jäänud ja kes on sinu arvates Eesti tuleviku lootused siis? No naistest ma ütleks, et see Narvas see Karoliina Voronova. Ta on päris tugev. Ta on väga tugev ja ta minu arust on nüüd suureks ka kasvanud. Ta on korralikult laamendab, väga tugev on. Ta on väga tugev ja mina ütleks, et tema, aga kas ta teeb kickboksi minu arust rohkem või? Teeb kick ja ta võib mõlemad, jah, kui Kiiro, ta võib mõlemad teha minu meelest. Aga ta teeb kick. Kas see on see, kellega Brigitta mingi 7 korda? Jaa, Brigitta tegi tema mingi iga moetaliga vist. Ta oli juba niimoodi, jälle. Oh shit. Here we go. Ta on masin, jah. Ta on meeletu masin ja nüüd on see, et naise tuhk hakkab ka tulema peale, et ta ei ole enam nii nooruka, ehk siis kui ta ise nagu suudab nii-öelda siis seda jätkata, mis ta praegu teeb, siis väga-väga tugev fighter minu arust, ma arvan, et millest tuleb. Aga tüüpidest? Tüüpidest meil on endal Pirnis on päris tublid poisid juba. See Kevini grupp, kes on kelle ta võttis väga noorena ja sealt on nagu nüüd hakanud sirguma poisse, ongi ja nad käivad ise, teevad Andres ja Sibul ja täpselt need ja siis Villu Lassur ja need et kunagi ma mäletan, kui ma andsin ise ka asendasin neile mingi aeg mingit trenni, siis ma vaatasin nagu ütlesin ka neile kuuleta, te nagu käite siin niisama vaata, et nagu ma ei viitsi üldse niimoodi trenni anda, kui te siin lihtsalt hõljute, et kuradi võtke jalad kõhu alt välja ja hakkake tegema vaata, tehke normaalselt nagu, siis käib ikka mingi koti taga peitmine ja ihaha ja mingi pull käib, aga nüüd on nagu näha, et tegelikult see järjepidevus on nagu hakanud vilja kandma ja eks oligi võib-olla mingi vanuse mingi aeg, kus lihtsalt oldigi, et suva vaata, aga nüüd on näha, et nagu mõte on ka kohal seal. Käivad hommikut enne kooli juuksis seal Pirnis vahepeal ja nad on sealt on hästi kasvamas, jah. No mul on meeletu vahe oli, kui ma tulin, ma nägin 1,5 aastat pole neid näinud. Nad on meeletu, pubekad, vaata pikkasti. Kui ma rääkisin Kaur, käis meil lihtsalt oli selline. Päriselt, ma ütlen päriselt, ma tulin tagasi, oli selline. Täiesti crazy. Tuus. Päeva 2 veel. Kas oled unekuninganna? Unekuninganna? Jah. Absoluutselt mitte. Mul on väga suured uneprobleemid. Mis tähendab? Lihtsalt insomnia, et ma ei jää magama nagu. Et Tais oli ka, et unega... Ja siis kui karaoke käib kõrval, siis... Ja siis on ka raske, on. Aga ma arvan, et nagu ikka raske oli, et ma läksingi vahepeal hommikul trenni 4 tunni unega nagu. Et lihtsalt jää magama. Mitte see, et ma ärkaksin ülesse, vaid ma lihtsalt lähen voodisse, ma ei näpi mitte mingi telefone, mitte midagi. Ma lihtsalt vaatan lage ja ma lihtsalt jää magama mingi 2 tundi, 3 tundi. Ja lihtsalt tiksudki. Unetreenerid pole proovinud minna. Nii kallid. No jaa, aga samas uni on main. Aga mul on see, et ma arvan, et mul oli ülekoormusest lihtsalt ka suuresti, et mul praegu on palju parem. Et mul on ka Speini kämbi ajal oli sama nagu. Et jah, ja magad 6 tundi ainult, nagu kõik on normaalne, aga magad 6 tundi, lihtsalt hommikul kaob nagu uni ära. Ja siis, aga nagu samas ei olnud nagu see, et mingi üliväsid, nagu normaalne on olla. Aga lihtsalt nagu, ma tahaks veel 2 tundi magada. Ja see on ikka raske ja siis uni on kõige alus on ja siis mine tee sealt 5 tundi päevast trenni, et oli raske, aga praegu on ta parem, nagu sest mul ei ole koormust nii palju. Et kindlasti ma ei ole unekuninganna vastus nagu. Ma panen ka ühe küsimuse, oota. Meil on siin üle laua 5-0 rekordiga MMA fighter, et MMA peale, kas sa oled üldse mõelnud nagu, et võiks kunagi proovida või WhatsApp? Ei ole kunagi mõelnud küll siiamaani, et mind kuidagi kas nagu... Kas seal gymmis, kus te olete kõik taiboksijad? Jaa. Nagu ei ole see, et mingi, ma ei tea, mingi MMA fighter tuleb sinna, teeb 2 nädalat kämpi, läheb ära. Kõik see on full tai, täis tai ja
mul ei ole kunagi sükest mõtet olnud, mind kuidagi väga ei tõmba ka see nagu maasmaadlus. Ei taha kallistada või? No ma olen klintsis nüüd nii palju kallista, nii kuni sellest piisab küll nagu, et ei ole kunagi mõelnud küll, aga selles suhtes, et ja ma pigem natuke on seda usku ka, et kui mul nagu süda on täie boksi juures, siis ma ei hüppa nagu sealt boksi, kickboksi, et ma teen seda ja ma saan nagu seal nagu väga heaks. On nagu minu lihtsalt siis mentaliteet praegu. Nii ja klassikaline küsimus lõppu, parim kombo. Ja siis minu lemmik või? Sa tead vastust? 1-2 maks. Aga tegelikult. See oli viimane Karl või? Aga tegelikult või? Jah. Tegelikult mul ei ole üldse. Või ma ei tea, lemmik mingi löök, lemmik mul on pärast nüüd Taista käest olles mul on üks lemmikuid lööke on deep. Esimese jalaga deep, et see on nagu boksi jab, see on nagu jab. Ja enne kui ma Taisse läksin, ma ei saldinud deepi, ma üldse ei töötanud seda, kuidagi üldse ei ländinud see asi, kuidagi ma ei osanud ajastada. Ja siis ma Tais mõtlesin, et esiteks sealt on ka moi femur ehk siis tehniline stiil ja siis on hästi palju seda sükest jabivat deepi nii-öelda. Ja siis mul oli kurat üldse ei tule. Ja siis ma nagu, kurat, ei tule jah. Ja siis ma hakkasin kogu aeg töötama seda nagu. Kogu aeg koti peal, kogu aeg lapa peal, kogu aeg tuleb see deep, kogu aeg tuleb ja nüüd see tuleb nagu automaatselt juba ja sealt saab nii palju setup'ida, igast deep'id, fake'id, asjad, kes minuga trennis nagu trenni teevad. Me teeme enda omadega ka nagu hästi palju need deep'i fake'id asjad ja sealt näiteks ongi, mul lemmikut üks deep'i fake, astud sisse parem katmala 2 käevad läbi näiteks. Ui, täpselt. Kuule, aga väga mõnus. Tore. Saame öelda siis aitäh, et sa tulid. Aitäh, et kutsusite. Väga soovime sulle siis palju plekki toetajate poolt, pere poolt, et saaksid ikkagi liikuda oma unistuste poole. Ma arvan, kuulajatele kindlasti oli huvitav sind kuulata, näha, kes üldse polnud kursiski, võib-olla sa oled nende jaoks täiesti uus inimene, kelle jaoks olid tuttav juba, said kindlasti natuke sükest köögi poolt. Et mega äge ja mis veel? Tahame midagi öelda? Ma arvan, et ei. Maicel on sõnatu. Ma olen sõnatu. Henri Maicel on sõnatu. Ma kuulasin rahulikult. Tahad sa ise midagi pitchida, ma ei tea, kus sind leida võib? Jah, ütle oma at Instagramis. Teagi. Karmismätt. Kiisuke 73. Kiisuke, vaata, mis sul on siis. Minust oli Sonja A-ve 2 S-iga ja 2 A-ga. SSONJAA. Alakriips A. Alakriips A. Vot nii. Pane mingi keerukam, nagu see Elon Muski see laps. Pilt on kingi särgiga. Ma arvan, et Eestis mind on ainult üks, nii et mind ei ole raske leida. Aga... Ja ikka läheb YouTube'i descriptionisse läheb alla ilusti, kui me siin tutvustame, saad ka selle väikse graafika. Väikse nime riba sinna. Igal juhul mega aitäh ja kõikidele meie kuulajatele aitäh kuulamast, vaatamast ja näeme peagi. Ciao. Aitäh. Ciao. Ciao.